Hanna. Tere! Hanna, nii tore, et sa oled täna meiega. Aitäh, et sa tulid. Aitäh kutsusite, muidu ma poleks tulnud, kui te vastutasid. Nii vahva, mul on väga hea meel olla siin. Ootan väga tänast vestlust. Kuidas sinu kogemus podcastidega on? Võib-olla isegi suurem kui meil. No, ma olen käinud ühes podcastis rääkimas, aga mulle meeldib rääkida. Ma vahel räägin omaette kodus, iseendaga. Võtan mingi teema, hakkan sellest rääkima, sest et mulle meeldib oma mõtteid kuulata ja ma tunnen, et ma kuidagi võib-olla suhestun endaga ka paremini, kui ma aeg-ajalt tšekin ennast, et okei, mida ma arvan täna sellest ideest ja siis ma lihtsalt nagu räägin, vahel räägin inglise keeles, et keelt harjutada, vahel räägin eesti keeles, et selline napakas natukene. Ei, see on väga üliäge, üliäge, sellepärast, et tegelikult kui me ütleme asju välja, siis need omandavad hoopis teistsuguse tähenduse ja tegelikult väga palju saab selgemaks. Absoluutselt, ja. Et see ongi, ma arvan, nagu see põhiline asi, miks ma seda teen, et kuidagi mingid teemad lahti mõtestada enda jaoks. Ja. Väga vabastav. Jaa, nagu vabastav hingamine, nagu vabastav rääkimine. Uue suuna, see on väga hea mõte praegu. Esimene tipp juba meie kuulajatele. Oota, 1 minut on täis või ei ole veel, juba tuli ära. Kusjuures siuke, ma olen meditatsiooniõpetaja väljaõppes ka praegu ja kusjuures üks siuke meditatsioon on olemas, ma selle nime jään praegu võlgu, aga selle point on see, et sa räägid, ainult räägid nagu 20 minutit järjest, pool tundi järjest, kõnnid, räägid, täiesti nonsense. Selles mõttes it doesn't make sense, aga sa lihtsalt räägid ja sa isegi räägid nagu see meditatsioon on selline, et sa räägid nagu pudikeelt. Aga sa saad nii palju asju endast nagu välja, mis sul on olnud sees, et see on väga nagu terapeudiline. Nii huvitav. Peaks proovima. Jaa, seda võid ka proovida. Jaa, olgu väga hea. See kujutan, et ajab ennast naerma ka, nii et saab lõbusalt nagu päeva jätkata. Positiivne ka. Jaa, täpselt, jah. Täpselt. Aga räägi natuke meie kuulajatele, kes ei peaks veel teadma, kes sa selline oled, et mis sa täna teed? Jaa, ausalt, see on alati minu jaoks natukene keeruline olukord, kuna ma pole kunagi olnud see ühe asja tegija tüüpi inimene, et ma pean hoidma oma elu huvitavana ja seetõttu ma olengi teen muusikat, olen selline laulja nagu Hanna, siis ma vahel näitlen, vahel olen saateid juhtinud või osalenud saadetes, aga selle kõige kõrvalt siis nagu, mis on minu sellised nagu hobid natukene olnud. Ma käin ka tegelikult täiskohaga tööl, et ma olen 21. eluaastast alates, olen siis töötanud reklaamimaailmas, see on olnud minu selline ka suur kirg, aga võib-olla selline nagu südameasi on ikkagi muusika ja seda ma olen siis nüüd proovinud jälle võtta uuesti käsile, et ma mingi hetk lihtsalt kuidagi matsin selle mõtte hästi nagu alla, millega pärast tegelesin muude asjadega, tegingi neid reklaame ja see oli nagu minu elu, aga tegelikult, et päeva lõpus, kui sa hakkad mõtlema ja enda sisse vaatama, siis sa saad aru, mis nagu sinu hinge päriselt toidab ja võidki teha seda nii-öelda päris tööd ka, aga siis sinna kõrvale tuua ikkagi see, mis nagu seda hinge ka nagu hoiab elus ja see on nagu minu jaoks ikkagi muusika ja esinemine ja ongi kõik nagu näitlemised, saate juhtimised, sellised asjad mulle nagu väga-väga meeldivad, et ma tunnen siis ennast, ma arvan, kõige mugavamalt üldse. Aga hetkel täna ma töötan turundusjuhina ühes alustavas startupis, meie turg on suunatud Ameerikasse, ehk siis nagu mingi täiesti, jah, ma tean, mis on Ameerika, ma tean, kus ta asub ja ma tean nagu umbes, mis see kultuuriline ruum seal võib olla, kuigi see on osariigiti väga erinev, on ju, aga tegelikult teha Eestist sellist asja nagu välismaa turule on nagu tegelikult ikka väga suur amps ja väga suur väljakutse ja ma tunnengi, et iga päev on nagu väike challenge minule, et see töö on nagu väga palju nagu nõudev. Samas ma tunnen, et ma õpin nagu nii palju ja see on see, mida ma võib-olla kõige rohkem praeguses eluetapis ka nagu võib-olla tegelikult tahan, et ma tundsin, ma natuke mugavaks läinud ja alati, kui nagu see tunne tuleb peale, siis läheb mingi aeg ja siis ma tean, et elu toob mulle midagi, mis on selline väga-väga väljakutse pakkuv ja seda ma siis praegu teen. Vau.
sa nagu enne küsisid, et kuidas meie siin jõuame kõike teha ja nüüd mul vajus nagu suu täiesti lahti, vau, aga no, tulles tagasi sinu laulja karjääri juurde, kui su lugu välja tuli juuni, juuli, august, seda oli nii siiralt näha, kui väga sa ise seda armastasid, kui õnnelik sa olid ja see kõik tuli sellest läbi, no see on superäge lugu, nii äge, et ma kuulen, et sa ise ka seda nii pikalt kuskil kinni hoidsid ja nüüd selle niimoodi sükse pauguga välja lasid. Et noh, aru on saada ka, et sa januned selle uue kogemuse järgi ja uute väljakutsete järgi, aga nüüd siis startupi maailmas. See on nagu päris suur samm, väga lahe. Jaa, mul on kuidagi õnnestunud elada oma elu nii, et ma juba enne, kui ma ülikooli lõpetasin, mul pakuti tööd reklaamiagentuuris pärast praktikat siis, mis on üldse, noh, ma ei taha nagu selles mõttes nagu uhkustada, aga see on päris suur asi, kui sa 21. eluaastal juba saad töötada copywriterina, et see on, et sul on ikkagi võib-olla selline elukogemus, seal tuleb natukene kasuks, on ju, et eks oli ka oma jagu selline ka välja kutset pakkuv muidugi, aga väga, noh, nagu ma olen nii tänulik, et mul on need võimalused kuidagi tulnud ja kuidagi on läinud niimoodi, et iga kord, kui ma siis on see mugavus minusse nagu sisenenud, et sul juba see koht on tuttav, su kliendid on tuttavad ja siis tuleb mingi uus pakkumine kuskilt ja teine pakkumine ja see üldse olegi isegi võib-olla mõelnud selle peale, et ma sooviksin nagu lahkuda, kõik on väga hästi ja kõik on tuttav ja nüüd ma nagu tean, mida need kliendid soovivad ja nüüd on nagu kõik käpas ja siis tuleb mingi piu, aga mul on sulle selline pakkumine ja kuidagi ma olen nagu selles mõttes väga vedanud, et kuidagi need pakkumised on mind üles leidnud ise, et ma ei tea, mis see tähendab, aga nii on läinud, jah. Aga noh, ma usun ka, et elu annab nendele inimestele, kes on valmis seda ka vastu võtma. Aga mis sa nagu ise arvad, et kus sul tuleb see selline superpower? See on hea küsimus. Ma ei tea, kus see tuleb, sest et see on alati nagu olnud minus. Aga ma olen nagu märganud ka mingisuguseid mustreid, näiteks ja kui ma väga midagi tahan, siis enamasti ma saan ja vahel ma mõtlen, ma tahan seda asja ju nii väga, miks ma ei saa seda, et ma ju alati saan, mida ma tahan ja siis või mitte nagu saamise või nagu mitte nagu, et ma saan saamise pärast, vaid ma tunnen, et see tuleb kui see sul tuleb tõesti nagu see kusagilt, ma ei tea, juurtšakrast, ma ei tea, kust ta tuleb, et sa nagu mõtled selle asjale ja sa tunned, et sa vibreerid seal mingil nagu levelil, kus asjad saavad juhtuda, siis ma vahelt tunnen, et ma manifesteerin mingeid asju oma ellu ja näiteks üks asi, mida ma hakkasin märkama, kui ma hakkasin ise oma esimesi nagu rahasid teenima, oli see, et ma kunagi ei stressanud selle pärast, kui mul hakkas saama raha otsa, sest ma teadsin, et küll see tuleb kuskilt nagu, sest ma olen suur selline, mulle meeldib raisata raha, aga ma olen nüüd läinud palju tuplimaks selles vallas, et kogu vaba raha läheb ikkagi nüüd nagu investeeringutesse, aga et mulle muidugi meeldib nagu kulutada, aga ma alati kuidagi tundsin, et ma olen nagu kaitstud, ma ei tea miks, ma ei tea kuidas, ma tulen tavalisest perest, ma ei elanud enam oma vanemate kulul, et ma olen täitsa oma päid ja alati mul tuli kuskilt mingi pakkumine, see oli enne seda influenceri aega täiesti, et see polnud see, et mul tuli mingi koostööpakkumine, vaid ma ei tea, et tule meie reklaami või et tee selline väike tekst meile kuskile ja siis me maksame sulle selle eest, ehk siis ma lihtsalt nagu ei stressanud mingid asjade pärast ja ma tundsin, et või ma nagu tean, kui sa näiteks nagu raha pärast väga muretsed ja oled stressis, siis ta enamasti läheb ka minema su juurest ja ma tean, et seda on kindlasti väga raske mitte teha, kui sul ongi meeletult keeruline, sa oled üksik ema, sa pead pere üleval hoidma, et olukorrad ongi keerulised, aga võiks proovida lihtsalt seda nagu kas või feikida seda tunnet, et kõik on tegelikult nagu hästi, isegi kui sul kõhus keerab samal ajal, võib-olla see aitab, sest et kuidagi see feeling on mind nagu ma arvan päris mitmel hetkel elus nagu väga edasi viinud. Mina täiega usun sellesse. Ma usun manifesteerimisse, mul nagu teine äri tegelikult ongi vision boards, mis on nagu manifesteerimisega väga tugevalt seotud ja teise asjana ongi see, et see energia, mida sa lood, et mul on nii hea kuulda, et tegelikult sa oled selles usalduses, sul on elu vastu usaldus ja mina olen ka seda kogenud, et tegelikult elu alati annab ja see stressamine, tegelikult kui sa stressad, siis elu annab sulle lihtsalt ka rohkem stressi, et see, mille peale sa mõtled, see tavaliselt juhtub.
ja küsija sulle antakse ka tegelikult, peab päris nagu paika, ja. Absoluutselt. Aga sama asi, mis Liisa ütles, et kui sa alguses rääkisid, et nagu mida sa kõike teed, mul on selline tunne, et mul isegi ei ole meeles enam nagu vau, lihtsalt nagu. Ma tean, see tundub alati natukene võib-olla suursugusem, kui see on tegelikult a la, et ma olen modell, sa mõtled, mis see kõik tähendab, aga tegelikult enamus aega sa ootad, et saaks lihtsalt 3 minutit kuskil võib-olla kõndida, on ja, kuigi see on väga äge 3 minutit, aga et ma usun, et see võib-olla tundub, et kõlab veel nagu suuremalt, kui see on, kuigi nagu ma tõesti olen ka väga tänulik, et ongi väga äged, et olukordi ja pakkumisi olnud mu elus, et ma väga tänan. Aga ma kuulsin, kas ma sain õigesti aru, et see laulja tee on sinu selline hingetee, et sa hakkasid mingi hetk ennast rohkem nagu otsima, enda sisse vaatama, et mis sind teeb õnnelikuks ja siis sa justkui jõudsid laulmise juurde? Jaa, see oli nii, sellepärast, et tegelikult laulmine on olnud see üks asi, millega ma olen kogu elu tegelenud, et kui teised käisid, ma ei tea, kergejõustikus või tantsutrennis, siis minul oli iga päev pärast kooli mingisugune muusikaga seotud tund või tegevus. Ma käisin vist 6 või 7 erinevas nagu mingid laulmisega seotud siis ringid, mingid duett, solist, koorid, bändid, ansamblid, kõik asjad on ju, pluss muusikakool, ehk siis muusika oli nagu põhimõtteliselt minu iga päev, kogu aeg. Ja siis ma mõtlesin, et okei, võib-olla ma lähengi pärast gümnaasiumi üldse muusikat õppima, aga siis hakkasime käima need karjäärinõustajad seal koolis ja siis ma saan aru, et oi issand, et ikka selline kunstniku karjäär, et noh, mille eest ma siis umbes üldse nagu elan, et ma ikka pean minema nagu õppima seda päris asja, minema nagu päris tööle ja siis, kui ma tahan teha muusikat, siis ma teen selle kõrvalt, on ju. Et ma mõtlen, et kui ma oleksin läinud õppima muusikat, mis oleks siis saanud või kus ma täna oleksin või võib-olla teeksin hoopis mingit teistsugust muusikat või palju suuremalt või väiksemalt või ma ei tea, aga ma otsusen ikkagi selle reklaami kasuks, mille üle ma olen ka väga tänulik, et tegelikult on kõik võimalik, lihtsalt kui sul on see oma nagu nii-öelda see klassikaline töö, siis nagu tahes-tahtmata võtab väga suure osa sinu nagu päevasest energiast enda alla, sest et see kõige nagu tugevam ja kõige elavam energia, mis sul läheb tegelikult selle tavatöö peale, siis tihti ongi see, et mul on tegelikult aega, aga ma olen täiesti väsinud ja ma ei viitsi nagu, et isegi kui sa tead, et sa väga tahad tegeleda muusikaga, aga sa oled lihtsalt nagu läbi, siis noh, et ma nagu tunnen ka seda, et see energia, millega sa teed mingeid asju, on nagu ülioluline. Isegi kui me räägime nii nagu lihtsast asjast nagu piltide postitamine sotsiaalmeediasse. Ma reaalselt olen nagu märganud, et kui ma panen üles pildi, et ma kuidagi panen, siis ma umbes pean panema, pole ammu midagi pannud ja ma ikka pean olema nagu olemas, on ju, aga ma tegelikult ei tunne mingisugust erutust seda pilti lisades. Selle pildile ei lähe mitte kunagi nii hästi, kui läheb selle pildile, mida ma panen nagu hea tujuga, hea energiaga, mingisuguse teise vibratsiooni pealt. Väga huvitav, ma olen lihtsalt märganud seda nagu viimasel ajal, et ma väga hullult ei aja näpuga järge, aga mingi muster on sealt ikkagi tulnud nagu välja, mis on ka põnev, et nagu nii lihtsatesse asjadesse läheb see energia nagu välja minu jaoks. Nii oluline, see energia teema täpselt samamoodi, noh, suurepärane on sind kuulata ja nii tore, et et sa meil siin saates oled, et ma ka väga-väga usun sellesse, et mis esiteks hästi oluline punkt, mis sa välja tõid, on see, et tegelikult meil on kõigil limiteeritud energia. See ei ole lõputu selles mõttes, et meil on vaja puhata, et need valikud, mis me enda elus teeme, tegelikult peavad olema kaalutletud. Et kui sa teedki seda tavatööd, siis tavatööd klassikalist võib olla või nagu on ja see klassikalist on ju, jaa, et siis sul saabki energia otsa, sa selles mõttes isegi, kui sa tahad tegeleda millegi muuga, jah, sa võib-olla leiad selle aja ja ma ei tea, või siis teed nädalavahetusel, aga selge on see, et meil inimestena energia nagu liigub, vaheldub, me peame võtma aega puhkamiseks, see ei ole kogu aeg ühesugune, et selles mõttes tuleb nagu hästi teadlikult teha neid otsuseid enda elus, et mis see nagu kõige olulisem on ju, et kuhu ma seda energiat panen. Ja see aasta ma olengi võtnud omale ka eesmärgiks natukene siis tegeleda sellega, et panna paika oma prioriteedid, et muidugi, et see on väga oluline, et kui sa oled võtnud vastu siis mingisuguse töö, et sa ka nagu täidad seda kohustust, on ju, aga et ikkagi tegeleda ka rohkem oma südameasjadega ja nagu teadlikult ja mitte siis, kui sul aeg on, vaid siis, et nagu tuleb lihtsalt tekitada seda aega ja leida seda energiat. Väga õige. Ja siit ma olekski ka kohe uurinud sinu nagu rutiinide ja sellise ajakava ja planeerimise kohta, et kuidas sa seda kõike ära manageerid ja sinna sisse siis veel selle iseenda aja leiad ja oma sõprade lähedaste jaoks aega, et kui nagu rutiinide või selliste planeerimiste inimene sa oled?
ma olen nagu kohutavalt halb ajaplaneerija ja see on asi, mida ma tean, et ma pean harjutama hakkama ja õppima. Ma olen nagu, ma võin tuua ühe näite mul. Üks päev mul oli siis mingisugune filmimine kella 7 õhtul ja see filmimine hakkas põhimõtteliselt minu kodu kõrvalt, nagu ma kõndisin sinna 2 minutit, onju. Ja alates kella 2 päeval ma juba olin niimoodi, okei, ma pean varsti minema sinna, ma pean olema valmis, issand, ma pean tegelikult hakkama juba sättima varsti, mul on nagu 5 tundi aega, ma jõuaks mingit teise linna otsa vahepeal minna, tulla tagasi, teha igasuguseid asju, aga kuidagi see okupeerib mind nagu juba poole päeva pealt, kui ma tean, et okei, ma pean olema seal kuskil ja midagi nagu tegema, onju. Eriti kui see ei ole kuskil, et ma lähen massaaži ja lebotan, või ma pean ka nagu võib-olla performima seal nagu mingil nagu levelil, onju. Et ma ei ole selles ajaplaneerimises üldse hea, aga üks kindel asi, mis on see, et ma ärkan niimoodi hommikul, et mul on nagu tund aega, kus ma ei pea mitte midagi tegema. Ma ärkan, siis ma joon kohvi ja ma vaatan ükskõik, mida ma tahan vaadata. See ei pea olema mitte midagi harivat ja enamasti see ei olegi. Vaatan kas YouTube'is mingid videod, mul on mingi guilty pleasure reality show, mida ma vaatan, et kuidas ma ütlen, et ma arvan, et peab olema neid hetki päevas ka, kus sa ei pea kogu aeg olema nagu see it girl ja nagu olema nagu nii, kuidas ma ütlen, see ideaalinimene, et peab olema ka neid hetki, kus sa teeks seda, mida sa ise tahad ja kus sa ei pea võib-olla nagu seda mõttetööd nii palju kulutama ja siis mingi hetk ma vaatan üle oma meilid ja tegelen umbes pool tundi, tunnikene sellega ja siis hakkan vaikselt nagu sättima ennast valmis selleks nagu päevaks ja siis oleneb, mis see päev toob ja kuna nagu see startup elu on väga selline et jah, seal on nagu mingid rutiinid, aga need ka võivad nagu muutuda ja võib tulla ootamatult mingid miitinguid, millest sa polnud nagu hommikul teadlik ja et sa pead olema hästi nagu adapteeruv, et sellega peab kindlasti nagu arvestama. Aga jah, pigem mul on see, et mul hommikul ma kas või nagu ärkan vahel kella 6, kui ma tean, et et siis on see tund aega, mis ma nagu pean võtma, ma armastan magamist, aga ma ärkangi vahel ülivara, siis ma tean, et ma pean veel selle tegema enne tööd ära, aga ma tahan seda tund aega ka endal veel võtta, et nagu rahulikult ärgata ja öelda tere maailmale, et siis jah, ma olen nõus oma und reaalselt nagu tooma ohvriks, et ma saaks hommikut nautida. Ma vihkan kiirustamist nagu täiega, eriti hommikut, kui ma sisse magama tunnen, et pekki, nagu mitte, et ma magasin sisse, mitte, et ma, pekki, ma sisse magasin, et nüüd ma jään hiljas kuskil, et pekki, ma ei saa hommikul tund aega chillida, ja ma pean nagu hakkama kohe kiirustama, onju, et see mulle ei meeldi. Mina ütlen, minu jaoks on ka hommikurutiin nagu üks kõige olulisemaid asju minu päevast, et mul on mõlemad, mul on nii hommiku kui õhtu, aga ma selles mõttes samastan sinuga, et kui ma pean kummagi ära jätma, siis on see pigem õhturutiin, või siis teen lühemaks, sellepärast, et see hommikurutiin, kui ma seda ei tee, sest vahepeal juhtub nii, et ma nagu magan sisse ja ei võta seda aega, see päev ei lähe üldse nii. Et see aeg ise endale, mida ma seal hommikul võtan, nagu sets the tone for the rest of the day. Et see on nagu nii oluline. Ma olen hästi nõus. Ja kui sa juba ärkad sellise nagu paanikaga, et mis kell on, siis sa ärkad juba sellise pauguga, et ei pruugi, aga ilmselt see päev võib ka tulla natukene nagu hektilisem võib-olla või see on nagu energia niimoodi kõikuvam, et ma olen hakanud tegema ka mingit sellist asja, ma nüüd ei ole otseselt nagu saanud aru, kas see on nagu mingi nii suurt nagu mõju olnud, ma seda veel vähe teinud, aga et ma ei tea, kas ma seda ütlen õigesti, aga kui ma lähen magama, siis ma ütlen, et I want to wake up in my best possible timeline ja kui ma nagu ärkan üles veel siis, kui sa oled natukene nagu unesegane, siis võtad selle nagu hetke ja ütled 3 korda hommikul, et I'm waking up in my best possible timeline. Ehk siis paned ennast nagu sellesse õigesse energiasse. Mulle lihtsalt meeldib katsetada igast asju. Ma ei ole veel saanud aru, kas see toimib, aga TikTokis meile räägivad, et toimib. TikTok ja meie kõigi see coach läheb. On. Et ma olen väga nagu katsetan mingisugused asju. Ja väga mõned kohe on nagu ka teadlikult või nagu ma olen märganud, et ka on toiminud. Selliseid asju öelda nagu nii lihtne, et täna tuleb väga hea päev, siis astud välja voodist. See on väike asi, aga sa pead päriselt seda uskuma, et pole mõtet öelda asju, millel pole seda energiat taga on ja siis need asjad nagu ei juhtu ka ja vahel ma ka märkan, et ma ütlen mingeid asju
sest et ma pean nüüd ütlema, et iga päev ei ole see energia nagu see sama nagu nii laetud ja nii kui hea, et vahel ei ole ja siis ma saan aru, et okei, ma seda ütlen sellest, et ma pean seda ütlema ja ma tahan seda öelda, aga siis ma vahel isegi nagu tõesti nagu sunnin ennast nagu nii tugevalt, et mingi positiivne nagu sul on see olemas, nagu tegelikult on kõike väga hästi, aga kõik päevad ei ole vennad nagu, et tahaks öelda, et kogu aeg on nagu nii hea ja mõnus, ei ole, see on nagu okei, et peab olema, ma arvan, erinevaid värve. Täpselt. Mina üks hetk sain sellest ka hästi aru, et hea, et sa selle jälle üles tõid, et täpselt see puhkamise teema või see, et sa tegelikult oled enda vastu aus ja sa saad aru, minu elus toimus hästi suur muutus sellel hetkel, kui ma hakkasin aktsepteerima seda, et mis mu kehaga ja kõigega toimub, et aktsepteerida ka seda, et kui ma ärkangi üles ja ma saan aru, et okei, täna on see päev, kus tegelikult, kui ma saan, siis ma võtan aega, et puhata või siis ma tulen varem koju ja võtan aega, et puhata, sest mul ei ole täna lihtsalt seda energiat ja see tase ei ole see, et ma olin kunagi selles kohas ka vaata, kus mingi hull pushimine, hästi siuke, kogu aeg surud, et nagu davai, Tony Robbins on minu siuke suur eeskuju ja kuru, ma olen nagu tema eventsidel käinud, aga tänaseks ma arvan, et seal on ikkagi siuke fine line, et isegi panustavam on see, kui sa nagu aktsepteerid, et okei, täna ma olen selline, täna ma olen veits väsin. Ja see hoiab ikkagi rohkem sentris, et kellele sa siis ikkagi valetad, et mille jaoks sa siis pead justkui näitama seda, et ei, ma olen nii tugev ja tubli ja jõuan, et kellele seda tõestad. Siin ei ole varjatud kaamerad, et kellele, et sa oled siin üksinda, by the way. Täpselt. Aga see teema, mis sa enne rääkisid, et ma tahtsin seda öelda ka, et elus on tihtipeale nii, mis sa välja tõid, et tekib see mingi mugavus on ja siis järsku justkui tuleb kuskilt, sa isegi nagu ei mõtle selle peale, mingi uus võimalus, et kuule, siin on sul juba päris hea, et mine vaata edasi. Aga teine asi selle juures on see, mida sina mulle tundub väga osavalt siis teed, et sa võtad need võimalused vastu. Sest tegelikult meil inimestena ju meeldib olla mugavustsoonis. Meile meeldib, et meil on mõnus, turvaline. Nagu sa ütlesid ka, et tööülesanded on juba selged, juba tead, mis teed, kliendid on tuttavad. Sa teed juba natuke autopiloodil need asju, on ja. Et siis mõnus kohake saad kõik asju ka teha selle töö kõrvalt, on ja samas kõik saab tehtud, et miks saaks olla parem, on ju? Aga ma saan aru, et sa ikkagist oled seda tüpaaž, et sa võtad selle nagu uue väljakutse vastu. Ja ma pigem olen, kuigi eelmine aasta ma kuidagi endale tegin selgeks, et ma kindlasti ei taha nagu mingit uut asja praegu alustada, sest et ma ei tea, eelmine aasta oli minu jaoks väga selline üles-alla ja ma tundsin, et energeetiliselt ma ei olnud nagu see, kes ma olin nagu harjunud võib-olla olema enda jaoks, on ju. Ja ma nagu tundsin, mul ei ole seda energiat ja soovi üldse hakata nullist ennast kuskil tõestama kellelegi, et nagu vau, vaata, ma saan seal ka hakkama ja nagu, et ikka, kui sa lähed nagu uude kohta, see seal on just see 4 kuud, kui sa pead nagu eriti nagu ennast tõestama, aga üleüldse, et sa saad nagu hakkama sellega, et mul ei olnud seda soovi absoluutselt ja too viimane tööpakkumine oligi selline, mille ma ütlesin 3 korda ära. Ma siuke, et ma väga tänan ja aga ma tõesti nagu hetkel ei soovi ja nad ei jätnud jonni ja nad kutsusid mind kohtuma ja ma olin et nagu ei on täislause, nagu millest aru ei saa. Ja siis ma ikkagi mõtlesin, okei, see on tund aega mu elust, et ma lähen kuulan ära, et vähemalt annan nagu selle võimaluse ja eks nagu pärast seda see kõik muutus, et ma sain nagu aru, et jah, see saab ka olema mega keeruline, aga samas kui ma ei proovi, ma tean, et ma jään seda kahetsema, et ma olen väga selline inimene, et kui ma tahaks öelda ei, siis ma ilmselt ütlen ikkagi jaa, sest et see töö kätkes endast kõiki need asju, mida ma olin ka endale lubanud just mõni kui varem, et ma kindlasti tahan neid asju teha nagu, et ma ei taha, et mu töö on enamasti inglise keeles, sest et mulle väga meeldib inglise keelega, ma natukene, kuna ma pole seda saanud niimoodi igapäeva keelena harjutada, ma pole elanud väljaspool Eestit, et jah, ma oskan inglise keelt, aga ma isiklikult olen selline perfektsionist, et kui ma ei räägi seda keelt põhimõtteliselt ideaalselt, siis mulle ei meeldi see, et ja siis see töö on nagu täpselt see, et see on põhiliselt ainult inglise keeles ja ka see pole mingi asi mulle veel mida ma ei soovinud ja täpselt see oli, ma praegu ei mäleta, mis oli, aga eks siis kõik see, mida ma proovisin vältida, see nagu tabas mind ja ma olen väga tänulik sellest täna, et nüüd on vist 5 kuud möödas, natuke peale, et ma olen nagu nii palju õppinud ja ka see
inglise keel ma nagu tunnen, kui palju kindlamalt ma lähen nagu mingitele koosolekutele ja see nagu see nägemine või nagu see kogemine, et sa tunned, et ma olen juba arenenud nii väikese ajaga, et mõtlen, mis siis veel pikemas perspektiivis nagu tuleb, on ju. Et see on põnev, see on nii lahe näha seda. Ja siin ma arvan, on päris oluline point ka see, et sa oled iseenda vastu tegelikult väga aus. Et need hetked, kus sa ütlesid ei, siis järelikult see ei olnud see moment, kus see väljakutse vastu võtta. Et kes iganes seda kuulab, et kõika, mis sinuni jõuab, ega kõigele ei peagi ei ütlema ja kui sa ütled ei, see nüüd ei pea tähendama seda, et ma ei suuda seda teha või et nüüd, et ma magan mingi võimaluse maha, et kui see sellel hetkel on ei ja sinul tuli see jaa sinna järgi, ju siis see oli see moment, kus oli õige aeg selleks. Ja ma vahel mõtlen, et huvitav, kui nad oleks minu ei nagu aktsepteerinud, et mida ma täna teeksin ja aga kuigi ma vahel mõtlen sellised imelikke mõtted ka, et mitte, et ma nagu tahaksin nagu tööd kaotada, aga mul on kuidagi, ma olen hästi nagu mugavalt saanud nagu ühest töökohast teise liikuda niimoodi, et mulle pakutakse seda põhimõtteliselt, isegi korra mulle loodud töökoht, kuna see, mida mulle pakuti, seda ma ei soovinud, ehk siis nagu, et kuidagi asjad on läinud nagu väga nagu minu pilli järgi nii-öelda kuidagi ootamatult. Et siis ma vahel lihtsalt mõtlen, et päris põnev oleks olla olukorras, kus ei ole seda tööd ja mida ma siis teeksin. Ma arvan, et ma mõtleksin midagi hoopis teistsugust välja enda jaoks siin elus. Et kuidagi praegu on nagu läinud nii, et jah, mul on see nagu klassikaline töö olnud alati nende muusikaprojektid nagu kõrval, on ju, aga jah, et lihtsalt mitte, et ma tahaksin piinelda, aga ma leian, et mingisugused väga rasked sellised, kuidas sa võtad, on ju, aga sellised keerukamad hetked panevad inimese mõtlema välja väga kreatiivseid lahendusi enda jaoks ja võib-olla mõtlema rohkem selle oma nagu päriselt nagu sisemise nagu inimese peale, et mida sa tegelikult tahad kõige rohkem teha, et äkki nüüd on see aeg, et nüüd on see vabadus teha, mis iganes sa tahad, on ju. Et lihtsalt ma vahel fantaseerin, et mida ma siis teeksin. Aga ju siis, kui sul praegu neid kogemusi ja võimalusi ikkagi niimoodi peale viskab, siis see on kõik, ma usun, millegi eeltöö. Et järelikult sa pead neid asju praegu läbi käima, et sa oleks valmis järgmiseks etapiks, mis on siis sinu täielik... Mulle meeldib see mõte, okei, jätan meelde. We're on to something here. Tore. Aga natuke sellest laulja teekonnast uuesti rääkides, et ma saan aru, et sa oled juba väga väiksest peale tegelikult on muusikaga seotud. Jaa, täiesti ja siis alates ma ei tea, umbes 10. klassis tuli see nagu väikene nagu rebelperiood, kus ma siis tulin ära muusikakoolist ja tulin ära laulmast, mis selles mõttes oli ka võib-olla vajalik, et ma tundsin, et siis ma päriselt hakkasin oma häält nagu julgema kasutada, et ma sain nagu nii tugeva häälekoolituse, et nüüd mul oli see baas olemas, et ma sain hakata oma hääle varjundeid päriselt nagu katsetama ja proovima. Aga siis tuli ikkagi see mingi periood, kus muusika kadus nagu täiesti pildilt ja ma läksingi ülikooli, ma tahtsin minna ülikooli, ma teadsin, ma tahan saada ülikooli haridust, see oli kindlasti minu nagu plaan A. See oli, et jah, kuidagi mulle lihtsalt väga sümpatiseeris see mõte, kogemus ülikoolist, neist inimestest, kellega ma koos õppin ja saingi see palju ka omale uusi sõpru, mis on väga tore. Aga jah, ma lihtsalt nagu surusin maha selle mõtte, et ma tahan tegelikult kõige rohkem laulda, nagu see mõte oli lihtsalt kogu aeg kusagil, et mu isa kogu aeg küsis, et millal sa hakkad siis nagu tegema nagu muusika, et sul on nii suur anne, et miks sa seda ei tee, ja ma siuke, et no ma ei tea, et ma ikka, siis mul on see kool, siis mul on see töö, siis mul on see asi, siis mul on see asi, nagu ainult leidsin vabandusi kogu aeg, et nagu miks ma ei jõua ja mida vanemaks sa saad, seda rohkem sa hakkad ikkagi nagu mõtlema selle peale, mis sa päriselt teeb õnnelikuks ja seda rohkem sa vajaka seda, mis sind teeb õnnelikuks. Ma leian, et mul on nagu nii hea meel, et see muusika on tulnud mu ellu ja ma tahan see aasta väga palju nagu aktiivsemalt sellega tegeleda, et siis, kui sa lähed Wikipeediasse, siis sa võib-olla ei näe, et ma endiselt olen nagu mis ma olin seal reklaamikirjanik mida ma ei ole enam mingi mitu aastat ma ei tea, et võib-olla see oleks nagu mingi muu tiitel aga no vaatab, jah see muutub, ma tunnen seda väga põnev, nii tore, mul on nii hea meel, ma nagu meie missioon on ka ju inimesi tegelikult aidata rohkem enda teele ja leida seda, mis on see sinu päris kirg, et me ka siin alles hiljuti enda eest ma saan ka rääkida, alustasime siis sellega, mis on tõesti enda südame asja hingetee ja ma saan selles mõttes samastuda, et kuna see oli minu jaoks nii oluline, siis seda hirmu
seal taga oli nii palju ja sellepärast ma lükkasin seda nii kaua edasi, et noh, kui see asi ei ole sinu jaoks nii oluline, vaata, siis sul on palju lihtsam teha neid otsuseid, aga kui see on sinu jaoks nagu selline, et sa tead, et see on, noh, see on see minu asi, siis see hirm on seal ka nii palju suurem. Ja siis, kui sa teed seda oma asja ja võib-olla saad mingisuguse, ma ei tea, eitava vastuse või mingisuguse tagasilöögi, siis see tagasilöök on nii palju võib-olla hullema efektiga kui siis, kui sa teed midagi, mis on nagu poole nisti võib-olla, oled huvitatud, aga no kui ei lähe nii hästi, pole ka nii hullu, kui see on sinu südameasi. See nagu see hirm seal taga, nagu ma hästi nagu tunnen, et ma samastun sellega, et seda hirmu ja ebakindlust on väga palju, aga sellepärast, et sa hoolid sellest nii väga, et sa tahad, et see läheks nii hästi kui vähegi võimalik. Nõus, ma hiljuti kuulasin nagu videot, kus rääkis nagu väga huvitava nurga alt just sellest samast riskist, mille peale inimesed tihti ei mõtle, et nagu inimesed mõtlevad nagu selle riski peale, et okei, kui ma nüüd seda teen, mis ma päriselt tahan teha või projekti või mis iganes ettevõtmist, et mis need riskid siis on. Noh, siis kõik need sisemised riskid ja hirm, kartused, rahalised riskid, noh, olgu siis kas või töökoha muutus, välismaale kolimine, mis iganes riskid mingisuguse suure otsusega kaasnevad. Analüüsitakse neid ja siis otsustad, okei, seda on liiga palju, ei tee, olen veel siin oma mugavustsoonis edasi. Aga unustatakse nagu mõelda selle peale, et mis on nagu see risk selles, kui sa neid asju ei tee. Et see risk selles, et sa jääd samasse kohta, sa ei ela päriselt seda elu, mis sa tegelikult elada tahad, sa ei ole nii õnnelik, et noh, need kaotused nagu ununevad. Et noh, tegelikult kui sa need mõlemad siis lõpuks nagu analüüsid ja välja kirjutad, siis see vastus on ju selge. Absoluutselt, jaa, see on nagu väga põnev mõte, ma olen seda kusagil kuulnud, seda vaja vahel enda meelde tuletada. See on TikTok jälle. Aga kuskilt videost räägin, podcast. Teadusartikkel oli see. TikTok, no suht ongi see sama juht. Jaa, sa peaks ka TikTokis rohkem käima hakkama. No oleneb, kui palju sa tahad aega kulutada oma nagu coachingu peale, et kui sa tahad nagu panna siia rohkem aega, siis ära kunagi mine TikTok'i. See on sõbra soovitus. See on üks rabbit hole. Nii ta on. Aga mina sooviks natuke kuulda selle näitlemise kohta, et kas see on ka olnud sinu elus juba väiksest saati või kuidas see näitlemine sinu ellu tuli? Tead, noh, eks ma üldse ei tunne piinlikkust öelda, et ma olen täielik attention whore, mul on nii hullult meeldib tähelepanu lapsest saadik, kui oli võimalik, siis ma igal pool esinesin ja käisin ja riietasin ja tegin ja mis iganes. Ja siis kusagil põhikoolis meil oli selline asi nagu teatriõhtu koolis ja siis ma hakkasin kirjutama etendusi, seal iga aasta oli mingisugune teema ja muidugi, kes saab peaosa, ikka ise ja vahel andsin kellelgi teisele ka, aga ikkagi ise siis proovisin ka seal nagu lavale minna ja mul on võib-olla selles mõttes nagu sellist, ma ei ütle, et ma olen mingi super hea näitleja, ma ei väita seda, aga ma arvan, et mul kuidagi see muusika ja näitamine, see on mingisugune kombinatsioon, ma arvan, mis on nagu mul päris okeil tasemel, saaks hästi palju veel nagu areneda ja õppida, aga et seal on olemas see nagu baas, et lihtsalt mille pealt nagu minna ja selle väikse baasiga ma siis nagu mängisin, et niimoodi põhikooli tasemel see oli väga okei. Ja seal läks nagu päris hästi ja siis kui oli juba 12. klass ja ma tegin selle viimase etenduse, siis tuldi minu juurde žürii poolt ja öeldi, et kuule, kui te lõpetate kooli, siis on nagu lavaga see sisseastumiskatsed, et minge proovige, ja siis mul selline, et ma tahtsin reklaami minna muidu õppima, aga okei, päris põnev, et noh, võib minna ikka nagu proovima, et ega see ei võta tükki küljest. Ja siis lõpetasin ära gümnaasiumi, läksin lavaga katsetele, esimene katse oli kevadel. Sealt ma sain siis edasi suvistele katsetele, mis siis olid sellised, mis olid nagu 5-päevased katsed, päris selline nagu intenso nagu aeg on ju, keset suve ja siis läksin sinna proovima. Ja ega ma nagu ma ei arvanud elu sees, et ma võiks nagu sisse saada või nii. Aga läksin proovima ja siis nagu sain täna edasi ja homme edasi ja ülehomme edasi ja siis sain aru, et homme on siis see päev, millal siis valitakse need inimesed, kes saavad kooli sisse ja ma sain nagu selline päeva edasi ja mul on üks samm veel teha ja siis ma kuidagi tundsin, et issand, minust võib saada nagu päriselt näitleja vist, et mul on nagu nii suur potentsiaal saada siia kooli sisse, et ma nüüd annan kõik endast, et siia sisse saada põhimõtteliselt, et iga päevaga, kui ma sain nagu katsetada edasi, minu see soov nagu suurenes väga ootamatult, et ma nagu ei arvanud, et nii hästi läheb. Ja ma mäletan seda, et kui oligi see viimane nagu siis päev enne seda, kuna ma olin just gümnaasiumi lõpetanud, siis mul oli nagu mega suured kunstrips, 15 või millimeetrit või mis iganes. Neid aegu. Ma nagu ikkagi võimu, nagu nii suured rips on, nagu te võite üldse ette köötada. Ja siis
see oli mu siis potentsiaalne kursuse juhendaja ja ütles, et kuule, et enne homseid katseid, et äkki lähed ja võtad maha need ripsmed, et see moonutab su pilku nagu nii hullult, et ma ei saa täpselt aru, et nagu mis su pilk teeb, onju. Ma mingi, et okei, et muidugi ja mõtlesin, et kell on mingi 7 õhtul, ma olen Tallinnas, ma ei ole siin nagu elanud, mul ei ole siin mingi ripsmetehnikut, ma isegi ei tea, kus ripsmed nagu ära käivad pealt, onju. Et ma ei tea, kuidas ma neist saan nagu lahti hommikuks, onju. Siis guugeldasin ruttu ja helistasin kõik võimalikke salonge läbi, sain lõpuks Balti jaama juurde, see ei olnud üldse selline see Balti jaam nagu, see nagu praegu on, et see oli ikkagi selles mõttes, et see oli nagu, noh, see täitsa teistsugune koht ja sain nagu mingisugune X kohta a la Tatjana juurde kuskile, et ta tuleb, võtab mul hommikul kell 8 ära nagu ripsmed, siis ma kella 9 jõuan nagu oma sinna nagu katsetele, viimase päeva katsetele. Ja siis ootan seda Tatjanat hommikul kell 8 ja ta lihtsalt ei tule ja mul aeg läheb ja siis mõtlesin, et pekki, et ma nende ripsute pärast küll ei jää siit koolist välja, et nagu ma leian lahenduse. Ja siis need katsed olid Draamateatris ja siis seal Hollywoodi juures on see Reval Cafe. Ja siis ma läksin sinna, ma niimoodi, et tere, kas tal on küünekääre? Ta sõi, et nagu jaa on küll, palun, kas ma saaks laenata, võtsin käärid, läksin ruttu sinna WC-sse, tirisin oma need ripsmed niimoodi ja lihtsalt nagu lõikasin maha, muidugi mu oma ripsmed läksid ka sinna patta ja lõikasin oma ripsmed maha ja olin nagu lihtsalt tõsiselt väikeste ripsmetega, aga vähemalt mu pilk polnud moonutatud ja päeva lõpus ma sain sisse lavakas, ehk siis nagu kuidagi see väike nagu näitlemise pisike viis mind nagu sinnani. Lavakas ma kukkusin küll välja juba pool aasta pärast, aga ma üldse arvan, et see on hullu. Päeva lõpus see mängis mulle veel paremini nagu kätte ja mulle väga meeldib isegi nagu rääkida sellest elamusest, et see ei ole midagi, mille pärast ma tunnen mitte mingis versioonis nagu piinlikkust, et minu meelest see on väga suur saavutus, et ma üldse sinna sisse sain, et jah, ei läinud nii, nagu ma võib-olla arvasin, aga päeva lõpus elu alati mängib asjad kätte sulle täpselt nii, nagu need peavad olema ja ma olen nii tänulik, et läks täpselt nii, nagu läks ja ma olen väga tänulik ka selle aja eest seal koolis. Aga kui ma oleks käinud lavakas, siis ma poleks saanud osaleda näiteks Musta alpinisti filmis. Et kuna ma ei käinud koolis, siis ma sain teha teisi projekte ja siis mul pakuti castingut või nagu rolli selles filmis ja käisin castingul ka päris palju, meil oli isegi mingi laager veel suvel, kus veel see nagu viimane otsus langetati ja põhimõtteliselt, kui ma oleks käinud lavakas, ma poleks saanud selle filmi teha, kui poleks saanud selle filmi teha, poleks saanud Neosaatesse ja the rest is history, ehk siis kõik, nagu ma olen nagu nii tänulik, nagu kuidas need kõik asjad kokku mängisid. See on hästi huvitav alati analüüsida, et kust mingi nagu rull on veerema läinud. Et tol hetkel sa võib-olla ei näe seda, aga mu ema alati ütleb, et iga halb asi milleski hea, see on selline klišee, aga come on, sellel on tõepühal, sest et ma alati mõtlen, kui asjad ei lähe nagu nii, nagu ma võib-olla on arvanud või lootnud, et ma ei saa sellest täna aru, võib-olla homme ei saa aru, miks see niimoodi läks, aga võib-olla 6 aja pärast, ma ei tea, 2 aasta pärast, sa ei tea, milles aeg on, sa vaatad tagasi ja oled niimoodi, et okei, thank God, et niimoodi läks. Vau, kui äge. Isegi kui see on kõigest, see on väga suur asi, nagu õppetund, aga võib-olla see silutab teed hoopis millelegi muule. Et jah. Siin on võib-olla päris hea hetk, kus sisse tuua aktsepteerimise teemat. Absoluutselt. Sest siin selliste otsuste jadas ja elumuutuste jadas tuleb ju väga palju iseennast aktsepteerida, seda olukorda aktsepteerida ja elu, et kuidas nagu see teekond sinu jaoks olnud on ja mis see üldse sinu jaoks tähendab? Ma mõtlen isegi, et võib-olla me võiks ka alustada sellest samast näitest, sest see on ju nii eluline näide, see on nii hea näide, et sa lähed kooli, sa mõtled, et nüüd sinust saab näitleja, sa oled seal, sa teed ja siis nagu päevapealt on äkki mingi pole. Et kuidas sa sellega toimetasid? Ma arvan, et võib-olla isegi, kui me veel sellest, nagu kui me tooks selle aktsepteerimise veel selle teema sisse veel sinna aega, kus ma käisin veel seal koolis, siis ma arvan, see oli kõige sellisem õnnetum periood, mis mul oli olnud elus, nagu see nagu pikem periood, sest et ma tundsin väga kodustest puudust, ma ei saanud väga palju käia kodus, sest et mu koolipäevad olid väga pikad ja tihti ka nädalavahetustel me käisime teatris, et see kool ongi sinu elu ja kui sa ei ole selleks valmis või sa ei taha seda nii palju, nagu sa peaks seda tahtma, siis ongi sinu jaoks keeruline. Ja eks ma tundsin juba ammu tegelikult, et see võib-olla ei ole nagu minule see kool, aga kuidagi
siis ma mõtlesin alati sellele tagasi, et issand, kui raske see kooli sisse saada oli, et ma ei saa ju nagu nii lihtsalt alla anda. Aga mul on nagu selles mõttes päeva lõpus nagu tänulik, et see otsus tehti minu eest, et võib-olla ma ise polekski julgenud seda teha. Ma olin veel nii noor ja roheline ka, et täna ma enam ei aktsepteeriks nagu sellist tunnet nii kaua enda sees, et ma tunnen nagu nii kaua ennast nagu nii halvasti ja ma ikka nagu olen selles, noh, mitte nagu jamas, aga selles tundes. Aga et seal koolis ka, et ma pidin ikkagi nagu aktsepteerima seda, et vau, et ma ei olegi nii positiivne kogu aeg, sest kui ikkagi see stress korralikult hitib, mis polnud ka nagu olnud kunagi varem elus, et siis need nagu tunded, mida sa tundsid enda sees, olid nagu nii võõrad, et kui ma läksingi ühte privaattundi seal ja õppejõud küsib, et kuidas sul läheb ja sa lihtsalt põhimõtteliselt nagu nutad talle näkku ja ei suuda öelda, et sul nagu no ei lähe nii hästi täna, et see oli päris nagu keeruline ja ma ei ole isegi kindel, kas ma tol ajal tegelikult nagu aktsepteerisin seda, millisena ma ennast siis nagu tundsin, et kui ma nagu mõtlen pigem nagu praegusele ajale, siis ma arvan, nagu isegi minu nagu eelmine aasta võib-olla nagu hea näide, et ma olen hästi pikalt olnud väga nagu heas kohas ja heas energeetilises nagu auras ja pidevalt, kui ma pidin andma mingeid intervjuusid või keegi küsis minult midagi, siis üks põhilisi küsimusi oli see, et kuidas sa suudad olla nii positiivne, kus sa võtad selle energia, see oli nagu alati üks nagu mingi küsimus, millele ma pidin vastama. Ja siis eelmine aasta ma lihtsalt olin niimoodi, et okei, kus siis on nüüd see positiivne inimene, keda nagu kõik teavad ja nagu ise ka tean, on ju. Et kuidagi, ma ei tea, eelmine aasta ei olnud nagu midagi, tegelikult mitte midagi halba juhtunud põhimõtteliselt nagu, aga lihtsalt midagi ka, või nagu need kõrged noote kabunud nagu nii palju, nagu ma olen harjunud võib-olla tundma oma elus ja kuidagi aktsepteerida seda, et ma ei olnud nagu mustas kohas, aga ma olin nagu väga üles alla, nagu eelmine aasta oli minu jaoks, ma arvan, nagu emotsionaalselt kõige sellisem ebastabiilsem ja midagi ei osanud nagu näha neid põhjuseid ja ma tegelikult nagu tänaseni ma täpselt ei saa nagu aru, mis toimus. Ja et isegi nagu selline asi nagu ärevus külastas mind, kes ma olen nagu hästi nagu rääkinud, et mul pole kunagi olnud ärevust, aga mul ei tule ka, ma lihtsalt olen selline inimene, et nagu, sest ta lihtsalt ei tule mulle ja ikka ta sai mind nagu kätte kuidagi küll nagu päris malbelt õnneks, aga just, et nagu ma mäletan, mul oli nagu keeruline aktsepteerida seda, et mul oli ennast raske tuua välja nagu sellest madalamast nagu energeetilisest nagu sfäärist. Et ma ka tunnen seda, et mulle meeldib aidata teisi inimesi, mind huvitab, kui inimene jagab mingi probleemi, ma alati proovin näha, et kus võib see nagu probleemi juur olla või et isegi kui inimene, ma ei tea, petab su lootusi näiteks, on, et ma alati annan nagu teise võimaluse ennast nagu tõestada ja pigem mind huvitab see, et miks sa käitusid nii, et nagu seal on kindlasti mingisugune põhjus, mida me nagu ei näe. Aga kui ma pean ise endale andma seda nõu, siis ma olen täiesti nagu halvatud. Kõik asjad, mis mind ennast nagu puudutavad, ma kuidagi ei oska nagu sellega niimoodi nagu tegeleda, et kuidagi teisi on palju lihtsam aidata kui ise ennast. Et ma arvan isegi nagu eelmine aasta veel palju või noh, mitte hullem, aga see mõttes, et lavaka ajal ma veel ei saanud, ma arvan täpselt nagu aru, et võib-olla, et see nagu, mis see nagu aktsepteerimine või kui nagu vajalik see on või nii, aga eelmine aasta ma ikkagi nagu mõtestasingi lahti, et okei, siin on mingid uued emotsioonid, aga see on ka okei, ma arvan, aga kuidas nüüd teha nii, et see ei saaks minu igapäeva osaks see tunne, emotsioon ja siis ma sain ka aru, et ma põhimõtteliselt nagu pean rohkem tegelema oma eluga ja ma pean, et vaata, muidu oli kuidagi alati läinud niimoodi, et nii palju asju on kogu aeg nagu teoksil, et sul on pidevalt nagu huvitav ja põnev ja sul polegi võib-olla aega nagu selleks madalaks seisuks, aga eelmine aasta oli rohkem aega natukene, et noh, koroona mõttes ka, et asju ei juhtunud nii palju lihtsalt, on ja siis ma sain ka aru, et tegelikult see on täpselt see hetk, kus sa peadki olema niimoodi, et okei, praegu on niimoodi ja mida ma saan teha ise, et oma elu muuta, ma ei tea, huvitavamaks, tuua rohkem neid seiklusi oma ellu ja seeläbi siis saada see vana Hanna nagu tagasi, kes ongi see nagu positiivne ja rõõmus. Et jah, see kuidagi nende tunnete aktsepteerimine ikka nagu oli päris keeruline ja ega ma ütlegi, et ma olen nagu mingisugune champion selles, et ma saan sellega alati nagu hakkama, aga ma olen mingil rännakul ja mingil teel ja see on päris huvitav tegelikult.
ma ei tea, kas see make ib sense'i kuidagi. Ütleme nii, et see raske koht ju tavaliselt meil inimestena ongi see, et noh, positiivne on justkui nagu kerge olla, on ju. Et raske koht aktsepteerimiseks ongi ju tegelikult need raskuskohad ja nii öelda negatiivsed emotsioonid. Ma praegu teen siin jutumärke, on ju, kes videot ei vaata, vaid kuulab, et need tegelikult ei ole kunagi negatiivsed emotsioonid, sest need nii-öelda emotsioonid, mida me siis kardame, mingi kurbus või viha või pettumus, need alati näitavad meile midagi. Nad ei tule meile kunagi niisama nagu külla. Et nad on tegelikult täpselt sama olulised kui nii-öelda siis positiivsed emotsioonid. Tegelikult kõik emotsioonid on head emotsioonid. Ja me inimestena nagu kogeme kõike. Sest üldjuhul, noh, ma ei tea, me kardame neid nii-öelda raskeid või negatiivseid emotsioone. Et jah, et see aktsepteerimise teema, et mul on küll üli hea meel kuulda, et see eelmine aasta tõi sulle selle võimaluse nagu kuidagi siis rohkem istuda ja olla nende emotsioonidega ja ma saan aru, et sa ka tegelikult vaatad nendele otsa. Jaa, see on huvitav mu meelest, mulle meeldib isegi kohati või nagu mul on olnud sellised hetki küll, kui ma olengi aga kurvas kohas, ma loen tavaliselt nagu luuleraamatuid näiteks, siis on see hetk, kus ma tunnen, et ma saan sealt nagu mingisugust kikki ja siis kui mul on hästi, siis ma tavaliselt väga nagu ei loe luuleraamatuid, millega pärast on niimoodi läinud ja siis ma vahel nagu mõtlen, et okei, mul on praegu nagu nii halvast ujus ja mul on nagu nii kurb või et nii raske. Ja siis ma mõtlen sellele, et aga varsti ma tean, et see läheb niikuinii üle ju. Ja oh my god, mis power mul siis on taga. Ja ma vahel nagu mõtlen sellel raskel hetkel nagu sellele tundele, et kui tugevalt ma saan siit nagu tõusta. Kui sa oled kogu aeg selles väga heas kohas, siis nagu sealt üles tõusta on võib-olla veits isegi nagu keerulisem, et aga kui see nagu intervall on nagu nii palju suurem selle madala ja kõrge vahel, siis see on selline võidukas tunne tegelikult, kui sa suudad sealt tulla nagu välja, et mida ma ka nagu proovin või nagu mis on see minu kuidas ma ütlen, mitte nagu moto, aga nagu see reegel on see, et ma võin tunda kõiki emotsioone, ma peangi tundma, sest mitte keegi meist ei ole nagu kogu aeg positiivne ja minu meelest see võlts positiivsus, see ei ole nagu äge, see nagu ei ole nagu teema, on ju. Et sa võid tunda neid kõiki emotsioone ja sa peadki neid tundma, aga ära jää sinna väga pikaks nagu kinni. Et ära jää sinna nagu 10 küünega kinni, et sa pead hakkama vaikselt ennast tooma sealt välja ja mina isegi vahel teen selliseid asju, näiteks kui ma sõidan tööle ja vahel lihtsalt on nagu tõesti nagu veel selline hall mingisugune sügis ka ja see on mingi esmaspäev ausalt, selline tunne nagu mida ma teen siin, et ma lihtsalt nagu, see ei ole see koht, kus ma tahan praegu olla ja kuidagi nagu ei leia lihtsalt mitte, et sa tegelikult tead, et sa pead olema väga tänulik, sest tegelikult on kõik hästi, see on lihtsalt sinu mingisugune, sulle meeldib see hall ilm ja mis iganes see külm on ja aga et ikkagi ennast väga raske tuua sealt nagu kuidas ma ütlen, vinguvast nagu mental state'ist välja ja siis ma lihtsalt kuulan nagu hertsi muusikat hommikuti, et tõsta oma vibratsioone ja isegi kui ma tahaks tegelikult kuulata mingisugust võib-olla, ma ei tea, poppi või mingisugust tehnomuusikat, siis ma nagu ei kuula sellel hommikul seda, vaid ma nagu proovin, isegi kui see päriselt ei tööta, siis ma oma peas, kas või kui see on placebo-efekt, mis iganes, aga vähem see toimib, et ma siis nagu sunnin ennast nagu reaalselt positiivseks ja ma reaalselt nagu sunnin ennast kogu oma tahtejõuga ja ma teen neid mingeid tänamisasju ja ma teen seda, et I don't chase, I attract what belongs to me, will simply find me ja korrutan seda nagu mingit mantrat, nagu mingi segane niimoodi, kui keegi näeb mind kusagil valgusfoori taga, siis ma põhimõtteliselt nagu räägin iseendaga ja siis ma lihtsalt teen seda nii kaua, kui ma lõpuks hakkan nagu naeratama ja kui ma juba siis teen, siis ma juba vahel hakkan nagu naeruma ja siis ma tunnen, kuidas lihtsalt nagu mingi energia tuleb minu sisse, et ma lihtsalt reaalselt vahel sunnin seda tegema ja ma pole kunagi pidanud nagu sundima ennast ja nagu eelmine aasta siis ma saan aru, et okei, ma pean nagu tegelema sellega nüüd teadlikult, sest ma olen praegu seal kohas, et ma ei suuda ennast nagu nii lihtsalt tuua üles, kui ma tavaliselt olen varem suutnud, et jah. Ülihuvitav, ma tahaksin natuke sellest rääkida, sest minu arust on hästi oluline, millest sa praegu räägid, et ma kuulan sind ja ma saan sellest aru, et mul on endal ka see viga tihti jääb küll, või no mis viga, et vaata, see on sinu elus nii tavaline, et sa kasutad neid tehnikaid, aga meile just, kui võiks tunduda, et noh, saad aru, sa sündisid sellisena, noh, et aga tegelikult see ei ole ju tõsi.
et noh, sa oled ka inimene, täpselt nii nagu sa ütled, sul on ju kõik emotsioonid olemas, sa ei ole nagu kuidagi teistmoodi, on ju, me tunneme kõik emotsioone, aga ma kuulen sinu jutust, et tegelikult sul on nii palju abivahendeid, mida sa kasutad, see tänulikkus, need mõtted, iseendaga rääkimine, et see tegelikult on ka energia, sa tegelikult panustad sellesse, et tunda ennast hästi. Ja selles mõttes, et ma kindlasti arvan, et ma olen võib-olla keskmisest nagu positiivsem inimene olnud alati, aga et see ei tule iga kord nagu nii lihtsalt või et just nagu minu meelest kogu eelmine aasta, mis nagu algas juba niimoodi, et ma lihtsalt olin nagu esimesed selle aasta päevad, ma tundsin, ma lihtsalt nagu istusin nagu diivani peale kodus, ma olin siuke, et ma ei taha nagu mitte midagi teha, seda mul lihtsalt ei olnud tuju ja ma olin nagu täiesti nagu mingi tühjaks lüpstud, ehk siis mu aasta juba algas siukse ülimadala mingi vibratsiooniga. See oli nagu hästi imelik ja ma olin selline, et oh my god, nagu, et miks ma nagu tunnen nii, et mis nagu toimub minuga, et see oli väga-väga hirmutav ja kuidagi ikkagi see kogu aasta vältel nagu aeg-ajalt nagu tulid tagasi need nagu mingid, mitte nagu möönad, nagu ma arvan, et päriselt see on nagu ikkagi väga leebe versioon, nagu mida ma tundsin, aga minu jaoks oli nagu nii võõras, sest ma ei tõesti suutnud olla nagu kuidagi ilma abivahenditeta enamasti suhteliselt positiivne, aga seda tänulikkuse asja ma teinud juba aastaid. See lihtsalt tõmbab ligi, ma arvan, head ja teeb mind ennast nagu paneb mind tundma väga-väga hästi, aga eelmine aasta ma tõesti hakkasin nagu päriselt nagu pingutama ja rohkem nagu nende erinevate abivahenditega, et ennast nagu aidata, sest et ma ei tea, aga nagu ma ei suuda lihtsalt olla nii madalas kohas nii kaua, et ma ei tea, kuidas inimesed nagu teevad seda, aga muidugi olukorrad on ka väga erinevad, et ikkagi ma loodan, et ma ei pea oma sõnu nagu sööma kunagi elus, aga kunagi ei tea. Ja see miks küsimus ka, mida endalt nagu küsid, kui ma olen selles halvas või negatiivsemas või madalamas nagu vibratsioonis, et miks see nii on, et ma ei taha ju siin olla, miks sa jõuad nagu lõpuks nagu mingite nagu põhjusteni ja siis sealt on ju jälle palju kergem nagu edasi liikuda, kui sa saad sellest nagu juurest aru, et siis ei jää ikkagi kinni sinna sellesse emotsioonist, väga lihtnegi mõelda, et ongi siis nii, olengi sellises tujus, nüüd ongi nii, et lihtsalt istud ja oled selles ja siis hakkab see kumm nagu venima. Aga kui on see rahulolematus ikkagi sees, sul on motivatsioon sellega tegeleda, siis sealt lõpuks koorub midagi välja ja saab sellest nagu emotsioonist lahti. Absoluutselt, aga ma samas, kui saan aru, kui inimesed ei taha vaadata enda sisse, nad kardavad seda, mida nad näevad või nagu sa pead tegelema sellega, see võtab aega, see on tüütu, võib-olla sa ei näe tulemust nagu kohe, on ja ma mäletan nii hästi mingi saade kunagi, üks naine rääkis seal, ma ei mäleta üldse, mis saades oli, ma ei mäleta muud kui ainult seda, et see naine ütles niimoodi, et ta ei taha üldse enda mõtetega jääda üksinda, et reaalselt, kui ta isegi peseb oma hambaid õhtul, siis ta alati teeb midagi nagu samal ajal, kui ta peseb hambaid, et ta ei peaks vaatama peeglisse ja nagu mõtlema oma mõtteid. Siis sel hetkel ma küll olin niimoodi, et mida? Et see kõlab nagu nii hirmutavalt, et ma teen kõik, et mitte kunagi nagu tunda nii iseendaga, et selles mõttes küll ma tunnen ennast nagu väga enda sõbrana ja ma kuidagi, ma nagu räägin iseendaga, aga ma ei tea, ma olen lihtsalt iseenda nagu nii tänulik, et nagu mul on siuke imelik tunne, et see olengi nagu mina, aga samas ma vahel nagu tunnen, et meid on nagu 2 tükki, et me nagu suhtleme oma vahel ja ma isegi oska seletada, mismoodi ma seda kujutan ette. Iseenda fänn peab olema ja iseennast peab nagu preachima. See fänni teema, ma olen isegi kusagil kunagi öelnud ka, et ma olen iseenda suur fänn, sest et nagu ma isegi räägin nagu mingi, et kui artisti fänn, mina kui isiksus, sest et come on, kui ma ise endale ka meeldin, siis kellele ma üldse nagu meeldin, on ju, et see peab paika, lahe, väga cool. Ja mina arvan ka, et see on elus nii oluline, vaata, et kui me oleme iseenda parimad sõbrad, siis kõik teised tahavad ka ju olla selles energias, aga kui ma iseendale isegi ei meeldi, siis kuidas ma veel teistele meeldin. Jälle see energia teema, et mida sa iseendale ütled ja mida sa siis selle läbi välja paned, see hakkab ka sulle ellu tagasi tulema. Et kui sa oled enda vastu nõme, mis iganes kritiseerid ennast täpselt, siis on väga raske seda ka väljapoole panna, et see jõuaks sinu juurde tagasi. Aga nendest sükustest madalseisudest nagu veel, et mis sa nagu tunned, et mis sul sellised õppetunnid sellest olid? Võib-olla nagu ma olen hästi kaua möönud, et tahaks hakata päevikut pidama, on ju.
ja ma üldse ei ole viitsinud seda teha ja alati, kui keegi rääkis, et kui pidage päevikut, see aitab teid nii väga, siis ma olin siuke, et ma ei jaksa seda kuulata enam, et ma tahaks seda teha, aga ma tean, et ma ei viitsi kirjutada iga õhtu või iga hommik ja minu kunagised päevikud, mida ma proovisin teha, kuna see oli ka nagu 20 aastat tagasi teema, olidki sellised nagu, tere päevik, vabandust, ma pole jälle 2 aastat kirjutanud, mul ei nii palju tegemist vahepeal. Ehk siis ma juba teadsin, et see kindlasti läheb niimoodi, siis ma tunnen ennast halvasti päeva lõpus, et ma ei kirjuta ja siis lõpuks see nagu nii halb nagu tunne, et ma kogu aeg nagu vean ennast alt, ja siis ikkagi nagu nende madalseisude tulemusena ma tundsin, et pekki nagu, ma pean võtma mingi rutiini, millega ma nagu stikin, see üks asi, nagu mingi 5-10-15 minutit päevas, oleneb kui palju mul täna nagu öelda, ma kirjutan ja siis ma alustasin sellel aastal nüüd, olen isegi iga päev tõesti kirjutanud ja ma proovin seda teha niimoodi, et ma ei kirjuta nagu, et ma täna tegin seda, et see ei ole mingi päevaplaani nagu tagantjärgi kirjutamine, vaid ma päriselt ka küll mainin nagu mingi põnevamaid asju, mis juhtus päevas, aga ka proovin nagu mõtestada mingeid asju nagu paremini nagu lahti ja see nagu ikkagi väga nagu aitab juba, ma praegu tunnen, aga ma arvan, et see pikas perspektiivis aitab veel kõige rohkem. Ja võib-olla, kui olla nagu tänulik sellele eelmisele aastale, et ta mind pani niimoodi võib-olla ennast rohkem uurima, siis ma ei tea, see küll pole nagu päris see õppetund, aga see on see, nagu see positiivne väljund, mida ma praegu tunnen, et ma tunnen ennast nüüd paremini, et kes ma olen, mis kõik minu sees on peidus ja aktsepteerin seda, et see on okei. Ja tegelikult on ju kõik hästi ja ma olen ikka seesama inimene ja proovin seda vaadata rohkem nagu, et mina olen siin kõrval ja siin on see veeklaas ja seal sees on see torm ja siis see varsti vaibub, on ju. Aga et see päeviku kirjutamine on see, mis on tulnud see kaasa, mida ma nii mitu aastat möönud, et ma teen ja ma ei ole nagu viitsinud võtta kätte ja siis ma saan aru, et nüüd ma teen seda ja ma ka proovin vähemalt kord kuus käia kindlasti massaaži, sest massaaž on minu kõige lemmikum asi üldse ja miks siis mitte teha kord kuus vähemalt ühte asja, mida sa väga armastad ja see on ka selline enesepoputus natukene ja siis ka proovin kord kuus vähemalt käia siis mingil kultuurisündmusel, ma ei tea, kas see on kontsert või teater või mingi näitus või muuseum, et mingid sellised väiksed nagu rutiinikesi tuua sisse ja küll pole nagu õppetunnid, aga see on see, mida ma ikkagi nagu võtan selles mõttes nagu kaasa, et aitäh, see oli väga vajalik aasta, polnud mu parim aasta, aga ei olnud kindlasti ka nagu ilgelt halb aasta, aga väga selline õpetlik, jah. Ma arvan, et see on väga oluline, mis sa siit välja tõid, just need nagu enesehoidmise mingid kindlad hetked, mis sa tead, et sulle meeldivad ja sa päriselt tekitad nende jaoks aega, sest ongi palju on teha, tööl on vaja käia, et see päevakava saab nagu väga kiiresti täis, nädalakava, nädalavahetused, aga et võtta need hetked, kus sa päriselt teed nagu need asju, mis sulle tegelikult endale meeldivad, mis sulle pakuvad rõõmu, see on nii väärtuslik. Aga ma korra küsiks sükest asja, et me räägime aktsepteerimisest täna ka, on ju. Ja siis me rääkisime sellest, et see eelmine aasta võib-olla see aktsepteerimine tuli sinuni kuidagi nagu rohkem, on ju, et kui sul see lavaka case oli, et sellel hetkel sa ilmselt ei mõelnud üldse sellise asja peale. Aga kas sa näed, et see on kuidagi tulnud teadlikult sinuni? Või kuidas sul üldse see aktsepteerimine on, et kas sa alguses ka näiteks siis eelmise aasta jooksul nagu ikkagist kuidagi olid selles olukorras selliselt, et mõtlesid, et kurat tahaks, läheks mööda ja ma ei taha sellega tegeleda ja mis värk on, et millal see aktsepteerimine sinuni jõudis? Olin küll niimoodi ka, jah, et mis toimub, see ei ole ju mina, miks see tunne juba ära ei lähe, aga siis, kuna see oli varem lihtsalt kuidagi lihtsamini läinud üle, siis ma ju tundsin selle peale, et ma pean natuke tegelema ka endaga võib-olla, et iga kord ei ole emotsioonid nagu vennad ja samasugused emotsioonid, et mõnega peab ka rohkem võib-olla nagu tegelema, on ju, ja neid taustaasju on ka väga erinevad, mis tekitavad mingeid emotsioone sinus, on ju. Aga ma arvan, et kõige rohkem see aktsepteerimine ongi kuidagi seotud nagu respektiga, kas või ka nagu teiste aktsepteerimine, et võib-olla meie arvamus või maailmavaade mingis punktis läheb täiesti nagu lahku, on ju, aga ma respekteerin sind nii palju, et ma aktsepteerin sinu nagu maailmavaadet, isegi kui ma ei nõustu sellega, on ju. Et minu meelest ka see aktsepteerimine on seotud nagu enese respektiga, et see olengi mina ja ma respekteerin igat nagu tahku, mis minus on, sest et ma armastan iseennast päeva lõpus ja ma olen enda suurim fänn ja enda suurim sõber. Ma ei tea, mul on kuidagi
võib-olla, ma ei tea täpselt, kus see tuleb, aga kas kui me võtame mingi täitsa nagu natuke võib-olla off-topic teemaga, näiteks ma ei tea, sotsiaalmeedia on ju, et seal on väga palju üksteisega võrdlemist ja võib-olla, ma ei tea, kadedust ja mis kõiki ebameeldivad sõnu veel siia saab panna ritta on ju, aga on ka väga palju head muidugi, absoluutselt olen selle poolt, et kuidagi ma olen õnnestunud teha või kuidas ma olen õnnestunud panna ennast nagu mõtlema sellele asjale niipidi, kui ma näen kedagi, kes mulle väga meeldib, tal on, ma ei tea, kaunis välimus, ta on intelligentne, ta on, ma ei tea, coolim kui mina, ta on ägedam kui mina minu meelest, tal on X, Y, asjad on paremini kui minul, siis selle asemel, et tunda kadedust, ma tunnen hoopis seda, et wow, okei, mida ma saan teha, et olla rohkem nagu tema või mis asju ma saan võtta temalt üle enda elusse. Näiteks kui ta mulle väga meeldib tema maailmapilt näiteks, ma tean, et ta loeb palju raamatuid näiteks, äkki ma loen mõnda raamatut, mida tema soovitab või et on üks väga äge mõjuisik, keda ma hullult nagu fänn on üks Xenia Adonts ja siis nagu lihtsalt nagu nii lahe inimene ja tema on üks inimene, kes pani mind pika peale, ma võtsin ka pikalt hooga, aga tema mind pani nagu päevikud kirjutama põhimõtteliselt, sest mulle lihtsalt nagu nii tohutult meeldib tema ellusuhtumine. Ehk siis ma nüüd natuke võib-olla jooksin nagu sellega rappa, aga jah, et ma põhimõtteliselt proovin võtta nagu käsn sisse erinevatelt inimestelt erinevad aspekte, mida ma väga nagu austan nende juures ja kellele ma vaatan alt ülesse ja isegi kui, või et ma kunagi nagu ei mõtle niimoodi, et issa, ma tahaks olla nagu tema, ma tahaks olla välimuselt nagu tema, ma tahaks olla iseloomult nagu tema, pigem ma mõtlen nii, et okei, mida ma saan teha oma välimuses, et saada siis rohkem sellele ideaalile nagu lähemale, keda mina tahan olla, minul pole mõtet vaadata beachpeenikast modelli, sest mul on nagu ass ja mul on nagu dissi värk ja särk, et nagu ma olengi nagu kurvikam ja pigem nagu, et ma ei saa ennast nagu võrrelda nagu, ma ei tea, füüsiliselt näiteks kellegagi on ja ega ka tegelikult nagu mentaalselt ja ma ei tahaks, ma tahan olla see inimene, kes ma olen, ma meeldin endale täiega, aga lihtsalt, et siis improve ida iseenda juures mingeid asju on ja et ma väga tunnen, ma olen selline käsn nagu erinevate inimeste mingitest arvamustest, väljaütlemistest, hoiakutest, ellusuhtumistest, et jah, see on nagu äge, et see, kui sa tunned kellegi suhtes kadedust, ma arvan, hästi tugevalt, ma arvan, seotud sinu enda mingite ebakindlustega ja mitte, et minul ei oleks ebakindlusi, on ka väga palju, aga kuidagi ma olen suhtunud selle niimoodi ümber mängida, et ma pigem tunnen inspireerituna ennast sellest inimesest, kelle kohta võib-olla ma olen kuulnud, kui inimesed räägivad, et ma ei suuda nagu vaadata kellegi kontot, ta on nagu mingi nii ilus, selline et ma ei ole selline, ja mul üldse ei ole seda, ma pigem just tahan vaadata neid, kes on mega kaunid minu meelest, ma olen wow, girl, okei, mida sa teed, et sa selline oled, mis protseduurid, mis juuksevärv, mis huulepulg, nagu. Minu arust sinust tuleb nii palju läbi seda enesearmastust. Ma tunnen seda nagu energeetiliselt ja seda kõige paremas mõttes, et see on see, mida meie nagu tugevasti praegu propageerime, mis ma arvan, et nagu minu elu on hästi suuresti muutnud, et mul ei ole seda kogu aeg olnud, ma olen siuke hästi suur enda kriitik olnud ja siukest enda aktsepteerimist ei olnud, aga ma arvan, et sellest kohast sa saadki teha õigeid valikuid, et tegelikult on kõik suhtumise küsimus päeva lõpuks, et kui sul see enesearmastus on heas kohas on ju, siis ütleme jah, neid tundeid me ei saa valida, ma arvan, et isegi kui sa ennast armastad, ikka võib tulla mingi, ma ei tea, kadedus või mõtled, et pekki, et ma ei tea, ta on nii ilusam või mida iganes on ju, tublim, aga küsimus selles, mis sa siis teed? Et kas sa võtadki selle suhtumise, et vau, ma saan praegu aru, et mulle väga midagi selle inimese juures meeldib, ta kuidagi mind trigerdab, et mis minu sees praegu on sellest, et mis nõuab nagu tähelepanu või mida ma pean muutma. See ongi see suhtumise küsimus. Hästi, ja see on treenitav. Sa saad harjutada ennast oma mõtteviisi muutma selliselt, et sa ei vaataks neid pilte ja inimesi ja tegemisi ja asju sellise pilguga, et sa siis hakkad ennast nagu alavääristama, vaid sa muudadki selle täpselt nagu sa ütlesid selleks küsimuseks, et okei, mida teeb tema, mida saan ka teha mina, et jõuda sinna poole, et ma oleks ise sama õnnelik ja rahul ja et ma saaksin need asjad kätte, mis mind inspireerivad. Ja just see inspiratsiooni küsimus, et sa ei vaata seda nagu puudujääki, vaid inspiratsiooni. Absoluutselt. Aga ma arvan, et see on nii tugevalt seotud, nagu ma mainisin selle enesearmastusega, vaata. Kindlasti. Sest kui me ise oleme siukses kohas, et meil juba on nagu halb olla, on ju, no
raske. jah. See ei ole see koht, kus ma nüüd tahan veel hakata ennast kellegiga võrdlema, noh, mul on niigi halb olla. Ja siis on, ma arvan, see õige koht ka, kui sa tõesti ei suuda neid asju vaadata, siis ära vaata ka. Et siis on vaja see sisemine töö enne ära teha, et jõuda sinna punkti, et võtta sellest, nagu step by step, et noh, see on protsess, aga et nagu vaikselt vaata, et sinust lihtsalt minu arust nii mõnusalt kirgab välja ja see on nakkav rausa. See on nakkav ja see on nagu, ma tahaks lihtsalt seda nagu hästi kõva häälega nagu välja öelda, et see on nagu, see on kõige parem asi, mis saad iseenda jaoks teha, on iseennast armastada ja sa ei tee sellega ainult iseendale head, vaid sa teed nagu kõikidele teistele ka, sellepärast, et noh, terved inimesed, kes iseennast armastavad, noh, me jõuame maailmas nii palju rohkem teha, inspireerida, see energia levib, no et see kõige olulisem töö, mis meil on nagu siin maailmas teha esialgu, algab meist endist. Me ei saa nagu enne mitte kuskil edasi. Et noh, see on see nagu first step, nagu millest üldse alustada. Nii tore kuulda, ma olen nii tänulik selle eest, sest ma võib-olla ei mõtle selle peale igapäevaselt, aga jah, ma tõesti võin öelda, et ma armastan iseennast ja kui ma ka mõtlen eelmisel aastale tagasi, siis mulle sinu jutuga kuidagi selle enesearmastusega veel klikkis ära see, et ma mäletan, kui ma vahel nagu olingi nagu tundsin ennast nagu halvasti, mõtlesin, miks ma olen nagu jälle nagu mõtlen nagu negatiivseid mõtteid ja mis toimub. Ja siis ma mäletan, ma tundsin nagu veidike nagu sellist enesehaletsust ja mul on nagu kahju endast. Ma on siuke, et nagu mul on lihtsalt nii kurb, et sa nagu tunned nii ja et ma loodan, et sa saatsid nagu varsti välja, et proovime teha nagu koos midagi, et seda teha ja siis ma tean, kõige lihtsam viis oligi minu jaoks võtta need mingi hertsi muusikat, olin kuskil kuulnud, et nad võiks nagu aidata ja ma ei tea, mina nagu väga olen selle poolt, et isegi kui see tundub mingile inimesele umbluu, I couldn't care less ja kui see on ka placebo, mis iganes mind aitab, nagu ma teen seda, et noh, jah, see kuskil Mati, see ei olnud üldse kuidagi halvasti nagu öeldud, aga et mul ei ole vaja kellegi nagu heaks kiitu, et noh, et ma tean, mõnele võib tunduda, kui me räägime nagu manifesteerimisest ja mingi hertsi muusika, see tundub nagu täielik umbluu ja ilmselt tundus mulle ka 10 aastat tagasi, aga ma ei tea, see nagu on väga toiminud viimasel ajal mu jaoks ja see on aidanud mind reaalselt, et see on ma väga soovitan nagu natuke rohkem inimestel nagu uurida selle kohta ja hakata natukene katsetama, aga väga oluline osa selle juures on nagu, et sa pead nagu kogu oma kehaga nagu uskuma sellesse, et kui sa ei usu ja sa ei nagu proovib manifesteerida endale midagi, mida sa juba eos tunned, et noh, et see nagu nii ei juhtu, et siis ilmselt see ei juhtu ka. Aga see nõuab ka natuke tööd, et see ei tule ka nagu niimoodi nipsust, on ju. Eks see areng on protsess, et noh, kui keegi nüüd ka kuulab, on sellest väga inspireerunud, siis ei pea endale tekitama ka nagu ebareaalseid ootused, et noh, nüüd homsest ma olen hästi positiivne, ma ei mõtle enam neid mõtteid, ma aktsepteerin kõike, et just kui see on nagu käibki nagu nipsust. Ei, noh, see ongi aega nõudev töö. Üks samm korraga. Täpselt, aga vähemalt sa teed selle esimese sammu. Sest inimestel on nii palju erinevaid kohti, kus on neil, ma ei tea, blokeeringud elus on ja et me ei saa üksteist võrrelda niimoodi, et okei, sa tegid seda, nüüd sul kohe läks kõik hästi, nüüd mul on ka nii, ja siis sa teed ja siis sa nagu täielikult pettud, sest et see ei toimi sinu puhul niimoodi. Et ja ma olen ka väga selle poolt, et otsida abi ja võib-olla see abi nagu tundub natuke nagu võib-olla vale sõna, aga pigem mingisugust kõrvalvaataja pilku ongi kas nagu life coach'i näol või psühholoogi näol, et mina käisin eelmisel aastal ühe korra käisin psühholoogi juures ühte põnevat asja nagu seal ajamas ja ma nii nautisin seda, mulle muidugi väga meeldib rääkida iseendast, aga mulle meeldis see, et ta nagu tundis huvi ja ma sain nagu lihtsalt plähmerdada kõike, mida ma nagu tahtsin ja ma tundsin ennast pärast nagu mega hästi, et ma olen väga selle poolt ja see mujal maailmas on ikkagi nagu tavaline, et sul ei pea olema mingit hiiglaslikku probleemi, et minna kas life coach'i või psühholoogi juurde, et pigem tänapäeval see isegi aitab sul nagu ennast maha laadida. Et ma tahaks seda veel teha millegi, et see on väga huvitav. Täna on juba inimesed pigem üllatunud, et kui sa ei käi teraapias. Huvitav. Kus hakkama saad? Aga siinkohal ka, et Helen käis meil külas ja tema rääkis ka sellest väga huvitavalt,
kuidas tema käis nagu mitmeid erinevaid teraapiaid ja terapeute läbi ja ei leidnud ja ei olnud päris see, mida ta otsis, aga ei andnud alla ja lõpuks siis leidis selle õige terapeudi ja õige ruumi ja kõik selle, mis tal nagu päriselt siis sellel hetkel vaja oli. Et see ka jälle siis, kes võib-olla veel ei ole teraapiatega nii sina peal ja siis võtab selle julguse kokku ja läheb kuskile ja ei saa päris seda, et siis tegelikult see ei ole kõik. Ja milline julgus ka tunnistada, et okei, nüüd ma panin oma aja siia alla, kõik oma lootuse siia alla, ma ei tea, raha siia alla, aga see tegelikult kõik polnud päris see, mis ma tahan, et minu näiteks vahel on tendents nagu mõelda nii, et okei, et nagu selline siis ongi nüüd see asi, et mulle peab see ju nagu meeldima, siis ma vahel nagu trikitan ennast nagu mõtlema mingid asjad, see oli tegelikult päris hea, kuigi tegelikult saaks väga palju paremini, hoopis teistmoodi veel. Ehk siis ma olen väga selline inimene, et see mõttes, et respekt Helenile, et ta ei andnud nagu alla, et ta tundis, et nagu tegelikult see ei ole päris see. Väga lahe. See on hästi oluline terapeudi ja isegi coach'ide kõikide inimeste puhul, vaata. Sina oled sellest käest ilusti täna rääkinud, et me oleme inimestena juba nii erinevad, aga coach'id, terapeudid on ka täpselt samamoodi inimesed. Ja sul nagu ühega klikib, teisega võib-olla ei kliki, võib-olla üldse ühes eluperioodis klikib, teises ei kliki. Et nii palju, kui sul on nagu mingeid küsimusi ja mingeid aspekte elus, või kui nii värviline ta on, et nii palju on ka neid võimalusi tegelikult katsetada ja proovida erinevate inimestega, kui sulle üks konkreetne ei sobi. Võib-olla sa oled kedagi näinud, leidnud, et juba tead, kes ta on ja sa tead, et sulle ta energia ja kõik sobib, et siis on natuke lihtsam, on ju. Aga enamus psühholooge täna veel niiviisi väga väljas ei ole, et sa vaatad neist mingit videot, on ju, see on ikkagi pigem üllatus, kui sa sinna lähed. Ja me loodame, et tänu meie saatele tulevad nad rohkem sealt kabineti tagant siia. Just. Aga ma tahtsin selle aktsepteerimise osas veel natukene rääkida, et kuidas sul on selliste nagu olukordade aktsepteerimisega. Me natuke rääkisime teiste inimeste aktsepteerimist, on ju, mis on ka hästi tore, et sa sisse tõid, on ju. Aga kui sinu elus juhtub midagi, nagu näiteks see lavakas, aga meil ju elus kogu aeg juhtub, et see oli ammu, aga meil ju kogu aeg juhtub, on ju. Mingeid asju, mida me ise ei oota ja ei oska ette valmistada, et kuidas sa nendega toimetad? Et kas sul on see aktsepteerimine platsis või siis sa pigem nagu põgened selle eest alguses või kuidas sa... ma arvan, et see väga oleneb olukorrast, et see ei ole niimoodi, et ma alati kõike väga aktsepteerin, et on kindlasti hetki, kus mul võtab aega, et saada üle sellest ja siis, siis nagu teha sellega rahu mingisuguse juhtumisega, on ju. Aga ma ei ole siin väga kahetseja, et ma arvan, et kui sa nagu aktsepteerid mingit olukorda nii, nagu ta nüüd oli, siis seal ei ole seda kahetsust tegelikult, ja kui mingi asi nagu pidi nii minema, siis ma olen väga selline eluusaldaja, et isegi kui ma võib-olla iga kord pole nagu nõus, et asjad lähevad nii, nagu nad lähevad, siis ma mõtlen, et it is what it is. Ju siis pidi nii minema, ma veel ei tea miks, ma saan varsti teada ja ma ei viitsi elada selle kahetsusega, et mis oleks siis juhtunud, kui oleks nii läinud, et ma muidugi mõtlen nende asjade peale, aga ma ei jää jälle kinni sinna, et ma nagu teen selle läbi oma peas ruttu ja siis ma olen sellega, et okei, mis iganes pole mõtet nagu stressata selle mineviku pärast, ma pean seda aktsepteerima põhimõtteliselt, sest et kui ma tahan minna edasi, siis ma ei saa jääda kinni või kahetsema midagi, ja ma pigem nagu suudan seda teha nagu õnneks pigem ma tahtsin öelda lihtsalt, tegelikult ma ei ole nagu nii kindel, et see ikkagi nagu nii lihtne ka on. Et kui ma isegi mõtlen mingisugustele protseduurilistele siis nagu käitumistele, siis mul ei ole isegi sellist ühte asja, mida ma teen, et siis nagu aktsepteerida mingit nagu olukorda, on ju. Aga pigem, see on ka nagu, see nõuab nagu veits tööd. Iseendaga ja ma kindlasti ei ütle, et ma olen nüüd sinna nagu jõudnud, et vahel, kui ma nagu tunnen, et mul on nüüd see asi käpas, et ma teen nagu iseendaga rahu, teen teistega rahu, aktsepteerin nagu kõiki ja kõike ja ennast nii nagu me oleme, siis vahel on ikka need tagasilükked, sest et erinevad olukorrad, milleks sa pole valmis, panevad sind tundma uut moodi võib-olla, on ju. Ja siis ma ütlen, okei, et nagu nüüd ma nagu failisin, sest ma olen nagu ei suutnud aktsepteerida nii, nagu ma olen varem suutnud, et see mõtlemine ei ole ka kasulik, aga see vahel tuleb kaasa.
aga sellest tuleb jälle nagu käia see läbi ja siis olla niimoodi, et okei, aktsepteerin seda, mis oli, tunnen seda ja lähen nüüd edasi. No mulle tundub sinu puhul hästi oluline aspekt nagu see, et tegelikult sa oled hästi teadlik. Ja ütleme, et tegelikult kui me räägime ka aktsepteerimisest, siis selle teine külg on ju tegelikult see, et inimesed valetavad endale. Et mul on tunne, et meie jutuajamises isegi ei tule see ülesse. Päris põnev, ma ei mõelnud selle peale, et see on ka osa sellest. Ma oleks muidu maininud, et just väga sellistes olukordades tihti aitab seal reflekteerimine ja analüüsimine, kas ma andsin endast parima, kas ma oleks saanud midagi muuta, mis see oli, mis ma siis valesti tegin, et see eneseanalüüs ära teha, aga siit saakski tulla siis välja see, et kas ma olen endale valetanud või mitte, või kui sa seda reflektsiooni üldse ei tee, siis eladki mingis enda nagu loodud reaalsuses edasi, mis ei pruugi üldse võib-olla tõsi olla. Ja ma ütlengi, et see aktsepteerimise puhul ongi ju tihtipeale lihtsalt see, et inimesed nagu loovad endale mingit reaalsust, mis ei ole päris. Et sa ei suuda justkui aktsepteerida seda reaalsust, mis täna juhtus. Et hakatakse looma mingit illusiooni, et siis nii-öelda nende tunnete või selle olukorra eest ära põgeneda, räägid selle endale täitsa teistsuguseks. Ja uskuma ka seda räägid. Ja siis räägid veel teistele. Kus kujutate ette. Et selles mõttes, aga tegelikult on ju see, et kui me ära jookseme nende olukordade eest, it comes back, see tuleb alati tagasi. See tuleb alati tagasi, tuleb kuskilt teisest otsast, uues olukorras, uute inimestega. See tuleb nii kaua tagasi, kuni sa oled nõus sellele otsa vaatama. Nii kaua, kuni sa oled nagu sunnitud. Nii see on ja sa ei saa päeva lõppu, nagu sa elu lõpuni saa ära joosta. Mingi hetk ta saab sind kätte anyway. Et see on nagu äge, et mulle tundub, et me siin isegi nagu ei räägi vaata sellest, et sa ei näe asju sellistena, nagu nad on. Et meie nagu jutamine on siis täna see, et me näeme, siis ma saan aru, et sina oled väga teadlik, sa nagu aktsepteerid, ütleme siis näed seda, mis su elus toimub, võtad selle vastu, sa nagu ei põgene selle eest, isegi kui juhtuvad halvad asjad, aga siis et kuidas see siis, et kaua läheb selle protsessiga, et sa suudad siis sellega nagu rahu teha. Aga esimene asi on üldse teadvustamine, selle nagu asja nagu nägemine. Mõtlengi siit võib olla nagu nii palju kui nagu alateadvuslikku käitumist, et sa ei saa tegelikult arugi, et sa ise endale mingi loo kokku räägid, juba usud seda ja juba läheb elu edasi. Et mis me saaks nagu siit öelda inimestele, et kuidas nagu seda analüüsi võib-olla ja tehagi teadlikumalt, et aru saada sellistes olukordades, sul on mingi olukord, mingi trigger ja juba hakkad seda lugu looma. Vau, nagu nii raske. Selles mõttes mina ütlen, mis ma ka tahtsin siit edasi rääkida, on see protsess. Sest ma usun täna elus sellest, et nagu kõik on protsess, et ei ole mingit ühte nagu saladust, me kõik tahaks, et oleks üks võti. Palun ütle, mis ma pean tegema, nagu, et siis on nagu elu korras on ju. Tegelikult ei ole. Ja nii väga, kui ise ka ei tahaks nagu anda neid nagu nippe ja trikke, muidugi me ju räägime siin selleks, et tõsta teadlikkust ja inimeste neid teemasid tuua, aga sükest ühte asja on nagu, ma lihtsalt loodangi, et see, mis me siin teeme, et see juba toob teadlikkust ja tegelikult inimesed on täna juba nii palju teadlikumad. Aga jah, et esimene samm ongi see lihtsalt, et olla aus. Ja selles mõttes see sinu point ka, et lihtsalt esimese asjana võib-olla üldse võtta aega, et reflekteerida. Nagu, ma ei tea, kas eesti keeles on üldse õige sõna. Kõlab nagu just reflekteerid. Jaa, minu meelest on, muidu on see mirroring. Mirroring. Peegeldada. Jaa, see on täitsa sama. Ja nii-öelda eneseanalüüs, et sa lihtsalt korraks võtad nagu, et olla need hetked, kus sa oled enda vastu päris aus nagu, et mis mu elus toimub, mis juhtus, okei, ma tunnen nii, okei, miks see võiks nii olla. Ja siis see järgmine samm on siis meie tänane teema, mis on siis aktsepteerimine, on ju, et sa ei hakka siis selle olukorra eest ära põganema, vaid sa tegelikult siis võtad teda sellisena, nagu ta on ja siis teed sellega siis mingil hetkel rahu, aga nii nagu sa ütled ka, et ma tahangi veel kord öelda, et see on protsess. Ja neid olukordasid on nii palju ja see ei ole nii, et nagu, ma olen nagu kuud ja ma olen valmis ja me kunagi ei tea. That's why elu on väärt elamist, on ju. Et me ei tea, mis meiega juhtub, me ei tea, mis uued olukorrad tulevad. Aga ma veel tahaks seda ka oma poolt lisada, et need kõik nagu olukorrad, mis meid siis panevad proovile nii-öelda, on ju, et võib-olla
kui vähegi suudavad inimesed ja ütlen ka seda praegu iseendale, võtta seda kui väga põnevat kogemust, et see ei pea olema midagi nagu jube, et nagu mingi selline asi nüüd juhtus on ju, et on jah, nagu võib-olla nagu nõme, ebamugav, ei ole nagu see parim päev su elus või parim periood su elus, aga kuidagi võtta seda ses mõttes nagu mänguliselt, et okei, põnev, et mingi selline nurk minu juures. Mingi level up tuleb sealt. Ja mingi, et okei, Hanna, ma võidjan, et selline osa on sinus olemas ja et veidike nagu jälgida ennast kõrvalt natuke, et nagu mis toimub, mida ma tunnen, et see võib olla nagu nii õpetlik ja nii nagu vajalik sinu enda jaoks, et elada oma siis ülejäänud elu nagu palju nagu tervema mõistusega nii-öelda ja ka aktsepteerida seda, et vahel sa saad üle mingist asjast, siis see tuleb tagasi ja siis sa juba tead nagu mingid sellised nippe või relvi, mida kasutada, et saada sellest kiiremini üle, et ja elu paneb ikkagi kasvuks proovile ja kui ei tule toime, siis kurb on ju ka jääda sinna samasse levelisse, et sa ei tegelegi, aga siis ei toimu ka mitte mingit arengut. Teed selle arengu ära, tuleb järgmine väljakutse, et nagu Leisi ütles, siis see ei ole seda, et saad valmis ja siis nüüd ongi kõik, et siis see enam ei kordu. Ja mitte keegi ei tule siin nagu selles mõttes tegema õnnelikuks või sind abistama nende asjadega, mis on sinu sees, ma ei näe su sisse, on ju, et sa pead ikka, sa pead olema iseenda või nagu iseennast nii palju austama, et tahta iseennast aidata reaalselt ja kui see nagu tähendab, et ma ei tea, sa praegu tahadki minna üksinda reisile, siis nagu mine või kui sa tahad süüa jäätist, söö jäätist, tahad, ma ei tea, võtad töölt vaba päev, kui sul on võimalik, tee 5. ma ei tea, kohtingule kuskil, tee mingisuguseid nagu asju ka võib-olla, millest sa ammu võib-olla möönud, aga pole viitsinud, julgenud, saanud teha, mis iganes, et tegelikult sa pead nagu tegelema iseendaga ja mina nagu hästi proovin ka seda endast nagu juurutada, ma olen väga suge yes man või woman olnud kogu aeg, et enamasti ma ikkagi nagu mingitele asjadele väga nagu ei ütle, aga siis ma pukin ennast nii kinni ja ma lähen stressi ja siis ma jõuan need teha ja siis ma teen need kõik asju natuke nagu siukse läbi ussi emmi nagu natukene ja see ei ole ka nagu mõnus, ehk siis ma ka proovin nagu teadlikumalt öelda mingitele asjadele ei ja mitte, et isegi ma ei tahaks teha, vaid lihtsalt ma teen nagu valikuid, sest ma tean, et ma tõmban ennast lukku ja siis ma lähen stressi, siis ma tunnen ennast nagu hästi, siis ma tahan kõike teha väga hästi ja kui ma mul mingil hetkel pole ja kui sa teed nagu kõik asju korraga, siis päeva lõpus see kvaliteet nagu kannatab, et ma võin öelda, et ei kannata, aga tegelikult kui ma saaks keskenduda vähematele asjadele, siis see tulemus oleks kindlasti nagu kvaliteetsem, et lihtsalt nagu teha otsuseid elus, mis on sulle endale päriselt nagu vajalikud, et näiteks kui me räägime ma ei tea, mu vanematest, nad on nagu nii ägedad eeskujud ja nagu nii töökad inimesed ja ema on mulle alati nagu öelnud, et ongi, et kui sul on mingisugused keerulisemad ajad elus, et see ei saa kohe anda alla, kas või see lavaka asi, et ma nagu surusin nagu nii väga, kuigi ma teadsin ammu, et see võib-olla ei ole päris minu asi. Aga üks asi, mida ma ei võta neilt nagu kaasa, on see, et nad ei oska üldse puhata. Ja see on küll asi, millest nagu mina kavatsen olla täielik nagu meister. Ma oskan seda teha, aga lihtsalt võib-olla praegu pole nii palju võimalus seda teha, aga et ja peab olema tubli ja peab ka tegema tööd ja ka ja ma ei mõtle ainult nagu tööd, et sa pead nagu rassima nagu mingit asja teha, et tööd on nagu tänapäeval väga nagu erinevat on ja väga meeldivat töid, aga lihtsalt nagu et tuua nagu iseennast teadlikult esimeseks ja ma ei tea, see on nagu nii vajalik ja ma kavatsen nagu täiesti halastamatult hakata seda tegema. See oli nii ilusti praegu kõik öeldud ja see tuletas mulle ka meelde, et just hiljuti levis nagu sotsiaalmeediasse kellegi nagu Twitteri postuse pilt, et inimesed nagu et see on väga nagu controversial topic osade inimeste jaoks, et tegelikult me ju elame selleks, et meil oleks kõigil tore ja lõbus ja hea olla. Sina vist ka jagasid seda? Jah. Appi, see oli nagu ja ma räägin, see oli mingisugune üks lause. Issand. Ja ma vaatasin seda niimoodi, see oli nagu see the whole purpose of being alive is to have a good time. Ja, just. Ja ma niimoodi, et ja mul sel hetkel ei olnud üldse sellist tunnet, et ma mingi living my life to the fullest, nagu ma siuke mingi mis tahaks, et see mingi päev saaks nagu läbi, siis ma mõtlesin, et ei, nagu ma üldse ei taha nagu niimoodi mõelda, aga vaata, see ongi see, kui sa oled endast matnud nagu mingi, ma ei tea, töö alla ja sul lihtsalt nagu nii palju käsi, siis mingi hetkel see on siuke, et sa lihtsalt siuke nagu crumpy, vaata, ja see ja ma armastan seda ja ma sellel hetkel, kui ma seda nägin, ma
mõtlesin, et ma pean selle oma elu motoks võtma, et lihtsalt oleks nagu good time ja võib-olla vahel peabki natuke pingutama, et hiljem saaks olla ka good time, see on ka, ma arvan, okei, aga peaks proovima nautima ikkagi seda nagu protsessi ka, et ma ka proovin tegeleda sellega ja mitte mõtlema ainult, ma olen suur unistaja, et ma unistan väga, et nagu mis varsti on ja mis kunagi tuleb, et mitte ainult nagu mõtlema sellele tulevikule, et nüüd varsti, vaid tegelikult kui ma hästi nagu struggle'in sellega, et ma oleksin nagu hetkes ja naudiks seda hetke, aga ma pean sellega tegelema ja see on nagu ka minu selle aasta see natuke nagu eesmärk või nii, et natukene rohkem proovida nautida ka seda väga tüütud protsessi kohati. Seda saab ka teha tegelikult nii teadlikult ja alustada nende väikeste sammudega. Kõnnid töölt koju, vaata enda ümber ringi, mida ilusat sa näed, appreciate'i seda ilma, näed mõnda koera-kassi, no neid väikseid asju, head hommikusööki, täna sajab lund, täna on ülikülm, ülimõnus, et noh, sa muudad need väikesed asjad nii romantiliseks iseenda jaoks, et noh, sa võid nagu igast keskkonnast luua nagu sellise imelise koha, kus sa vaatadki ringi, et issand, imeline, midagi ei pea juhtuma kogu aeg, et oleks tore ja hea olla ja hea tuju, et kogu aeg ei pea keegi ka mingit tsirkust sulle tegema, et saaks naerda, et noh, sa saad seda ise tekitada oma mõtetesse ja enda sisse. Minu näiteks tekitab väga huvitavat tunnet see, kui on imeline taevas, kas õhtul või päeval, vahel on see selge sinine taevas ja siis lumi ja päike ja siis ma näen, kuidas lennuk nagu tõuseb õhku. Ja ma vahel vaatan seda, ma niimoodi, et wow, nii äge, et selline masin esiteks sõidab taevas, see püsib seal niimoodi ja et kuhu sa lähed, kas sa lähed soojale maale või mingi tööreis või huvitav, kes seal sees on, kui palju vabasid kohti on kes seal business classis toimub, et mul kuidagi, ma ei tea, mul on lihtsalt mingi teema nagu lennukitega, ma olen kunagi väga kartnud lennukisõitu. Isegi olen tahtnud teha mingi uurimistöö kunagi nagu lennukite teemal, küll ei teinud seda nagu lõpuks, aga lihtsalt minus nad tekitavad mingit nii suurt nagu aukartust ja samas nagu nad on nagu nii ägedad ja nad võimaldavad sul ühe päevaga jõuda totaalselt erinevasse kultuuriruumi ja see on nagu lihtsalt nii imeline ja siis, kui ma vaatangi selles imeilusast taevast seda lennukis, ma mõtlen, et vau, mis vaade teil praegu sealt ülevalt on, et ma teeks täiega pilti ja kuidagi see tekitab minus nagu nii sugust nagu tõstetud tunnet, nagu ma nagu erutunud, no mitte selles mõttes, aga ja ma tunnen nagu hästi sugust nagu liblikalt kõhus, hästi lahe ja ma kuidagi see lennuki ja taeva mingi sümbioos mul väga nagu klikib. Ja ma usun, et igal ühel on mingi üks selline asi endal. Üks ja palju, nüüd võib olla ka palju, ja mida rohkem, seda uhkem. Antud juhul. Siin ei ole less is not more. More is more. More is more. Kuule, Anna, aga sinuga on, ma praegu just vaatasin, meil on nagu siin juttu kauema. Me võiks jääda siia. Siia ilmselt võikski jääda sinuga rääkima ja selles mõttes ma juba sain aru, et see teine teema on seeuke väga oluline teema, kuidas olla hetkes, et ülipõnev teema, seda võiks ka kunagi arutada, aga et meil see siin, neid teemasid võiks käsitlema jääda, eriti kui on nagu nii tore ja teadlik inimene meil siin kohal. Nii tore kuulda. Tuleb terve päeva saade lihtsalt. Jaa, terve päev on, aga live stream 24H. Hop in. Juttu jätkub päevast, päris hea väljakutse. Aga aitäh, kallis, nii tore, et sa tulid. Sa oled väga inspireeriv hing ja inimene ja nii tore on näha, et sa oled nii teadlik ja tegeled ja oled aus ja aitäh, et sa olid meiega. Mul on nii äge seda kuulda, sest ma ei ole ise võib-olla neid sõnu ja väljendid päris enda nagu siis rituaalide ja tegevuste kirjeldamiseks kasutanud, et seda on nii äge kuulda, ma tänan ka selle eest. Ja aitäh, et kutsusite ja ma arvan, et sellest on üks väga äge uus podcast. Mul on nii hea meel, et olete tulnud ja sisenenud siia maailma, toonud natukene vaheldust, et mul soovin teile täiega. Aitäh, et te mind usaldasite siia. Absoluutselt. See ei jää su viimaseks korraks, ma olen sellest kindel. Oh yeah! Kohtame veel. Teil oli see mingi suhtevärk ka? Sa oled väga juicy. Ja võiks sellest nagu kindlasti ära teha. Teeme ära. Okay. Aga aitäh kuulamast. Aitäh. Ma üldse sinna pole vaadanud, kui ma kohal on juba nagu. Tšau.